Salajutud podcast ja meie 10. hooaja viimane episood ja täna siis anname ära ka Coolbetiga 1000 eurot hooaja parimale kirjale ja ma olen nii excited. Mõtle, meil on 10. hooaeg juba läbi. Ma ei saa aru. Ja tuleb kohe 11 pealega. Kas meil on nagu vaja seda teha iga kuradi hooaja lõpp? Me istume ja ahetame siin. Oi, juba 3., juba 4., juba 5., juba 6., juba 7., juba 8., juba 9. ja nüüd juba 10. Peame ahetama küll, sest et vaata taskusõbrannasi. Ärme unusta. Never forget. Tõesti, kui miski neid üldse elus ei hoia, siis meie podcast ikka hoiab seda surnud hobust peksab, et they are gone. Ei, no ma mõtlen ikka nagu tore on teha ju seda, et okei, meil on küll 1 hooaeg 8 episoodi, aga tegelikult meil on see podcast päris pikalt olnud, et paljud podcastid ei püsi nii kaua. Mingi sügis alustasime. Üle-eelmine aasta. Päriselt. Jah, et selles mõttes, et tegelikult väga palju podcastid ei pea nii pikalt vastu, et neil ongi mingi 3 hooaega 8 episoodi. Aga tead, mis on kõige haigem? Minu jaoks ikka kõige haigem on see, et kui me alustasime seda podcasti, kas ma käisin Villuga või? Ja te läksite lahku poole hooaja pealt, mäletad? Ja siis juba selle hooaja lõpuks, ei teisel hooajal ma juba... Sa jäid Märteniga tuttavaks. Märteniga. Nüüd tundub nii imelik, nagu mul on siuke tunne, nagu ma oleks Märteniga 700 aastat koos olnud, aga mul on siuke tunne, et me oleme seda podcasti ka 700 aastat. Ja, et Märten tuli mingi teise hooaja pealt mingi hetk ja ma mäletan ka seda või nagu minu jaoks saada paljudel on see, et näiteks mul on Grey Anatomics, et kui sa, et ma võin seda kogu aeg vaadata uuesti ja nagu I love it ja ma tean, et meie podcastiga on nüüd paljudel tekkinud see, et lõpetad ära, hakkad algusest vaatama, aga ma ei suuda algust vaadata, sest seal on nii palju vahepeal, et nagu ma elan nii teistsugust elu nüüd. Et nagu vaatad ja oled aga tegelikult see on nagu mõnes mõttes äge, et me saame nagu vaadata tagant järgi. Sest et vaata, kuna me saame nii tihti kokku, me jäpime, vaata, mis on toimunud, mis värk on. Muidu nagu unustaks ära, aga mõtle paned lambist 3. hooaja peale. Lõõrna aimu tegelikult, mis elu me siis elasime või mis me üldse tegime või. Ja selles mõttes on tore, aga ma suudaks seda niimoodi vaadata, ise vaata kogu aeg. Ma vaatan uusi osasi kogu aeg ette ära, et kui midagi välja et ei no ikka obviously ma ka. Aga jah, siis meil on hea podcast, selles mõttes ma ise vaatan. Kõige lõpuks, kui ma vaatan ja naeran, nagu ma ise mäletaks, ma oleks nalja teinud. Ma ütlen, issand, ma kõlan nagu see nartsissist. Nartsiss. Et vaata, kui me sõitsime autoga, tegime seda road tripi, siis ma ütlen, proovid kuulata neid teisi podcast'e, pika hambaga saab kuulatud, aga meie oma nagu me oleme nii lõbusad, toredad, tõesti, I'm so sorry, aga nii on, vaata. Kirjad on huvitavad, kõik on nagu fun vibes. Osades podcastides näiteks mind häirib, et heli on nii perses. Okei, ma saan aru, et vaata, paljud teevadki näiteks kodus, meil ei ole see nagu meie probleem, see on Tanel asi, et ei oleks heli perses. Aga see on nii häiriv, kui näiteks ühe heli on teisest hästi üle või kuidagi see häirib täiega. Ja keegi ei ole nii naljakas. Ja samamoodi näiteks Instagramis. Palun, miks mina pean olema kõige paremate storidega inimene Eestis, nagu tõesti, I entertain, ma nutan, ma naeran, ma olen täis, ma olen kaine, I'm alive, I'm dead, et nagu... Sa tõesti hoiad seda, sellepärast sa peadki võitma täna õhtul selle sotsiaalmeedia auhinna, sellepärast, et kes on paremat teinud sotsiaalmeedia? Ei no ma ütlen lihtsalt selle peale, et mina vaatan ka teiste inimeste stories'id, aga vahepeal ma vaatan nagu kõrvalt iseenda stories'id ja mõtlen, kurat, see delivery, vaata, see nagu toidab. See on käsi, mis toidab. See delivery tõesti ja meie podcastil on ka see, et paljud on meid üritanud järgi teha. Ja paljud üritavad, et me oleme rääkinud, et ikka üritavad, isegi Power ju korraks tegi, raadios tegi, et kirjade lugemine laadida, korraks neil oli see saade. Ja ainuke asi, miks ei toimi teistel, mis me teeme, mida kui te hakkate meid nagu nii-öelda mitte ahvima, vaid meie järgi tegema salajutte või võtate šnitti, et siis te peate ka, te ei saa lihtsalt ette lugeda olla mingi, oi, see oli huvitav kiri, te peate minema nagu meie Malju rääk, kuidas ta kuradi pesukorvi sittus, mina nutan, sest mind jäeti, ma olin 6 aega suhtes, mind jäeti, ma nutan nagu keegi oleks maha lastud, on ju. Et selles mõttes te peate you nagu... have to bring the drama. Yeah, you have to bring the drama, et sa pead nagu tooma ka midagi sinna sisse, mitte see, et sa loed lihtsalt kellegi kirjad. See on nagu lamp, et samasti ma võin ju Redditit lugeda siis. Et ühesõnaga me oleme kõige paremad ja nüüd võime ametlikult öelda, et 10. hooajaks meie tõusime ära. Võttis 10 hooaega, aga nüüd ainult käime ahhetame nii hea. Aga samasti ise arvate seda sama, sest muidu me ei oleks. Ma just ütlesin ka, et meil oli ikkagi vahepeal oli kuulamisi. Ütleme, nüüd on ikkagi Spotify ja YouTube'i peale kokku üks episood on ikkagi 50 000 kuulamist.
mis on nagu rets see mõelda. on rets. Ja kui me alustasime, mäletan, mis ma ütlesin, no kui me ikka 10 000 täis saame, oleks nagu äge vaata, et siis on nagu vaata ja nüüd meil on 50 000, see on 5 korda rohkem kui see, mis ma nagu lootsin, et võiks tulla, et see on epic ja me oleme väga tänulikud ja aitäh teile ja õhtul siis näeme, kas me oleme aasta hääl või mitte. Aga kuidas me saaksime neid inimesi kuulama, kes ei taha nagu kuulata? Sest ma praegu mõtlen, et need, kes kuulavad, obviously ongi kas sinu või minu followerid on ju. Aga paljudel ju soovitavad sõbrannad on, ülipaljud on ju, vaata mõned kirjutavad ka, et ma sõbranna käskis kuulama hakata ja nüüd ma kuulan, et tegelikult päris palju on ka selliseid kuulajaid. Aga teeme siis niimoodi praegu seda turunduse asja, et kui teie, kes te praegu seda kuulate, te teate kedagi oma sõbrannadest, kes on mingi, oh my god, elu sees ei viitsi neid podcast'e kuulata ja kõige vähem tahan seda Labast, Mallukat ja Kristinat kuulata, siis mõtle mingi episoodi peale, mis sinu meelest oli väga naljakas ja ütle, et lase talle see üks episood või ütle, et ta kuulaks selle ühe episoodi ja ma arvan, et me suudame inimesed ära võluda selle ühe episoodiga. Ma arvan ma ei tea, milline see üks episood oli, aga no mingi ikka kindlasti. See, kus tolmuimeja. See Soome vana naine. Ma ei tea, mina siiamaani ei saa aru, et see naljakas oleks. Reaalselt ma ei saa aru, kuidas te leidsite. Ära seda, ärge seda laske midagi universaalne. Laske midagi muud, jah. Laske enda lemmikut ühesõnaga. Kui on minu heiter näiteks, lase seda, kus mind maha jäeti ja ma nutsin vaata, siis ta saab vaadata, nagu ulub vaata. Jah, täpselt, heiteritele võite ka jagada. Jah, muidugi. Et ühesõnaga, et laske ja loodame, et... Ja ühes episoodis ma nägin ülivana välja. Ma ei mäleta, mis see episood oli, aga ma vaatasin, mõtlesin, holy shit, et seda võite minu heiteritele siis näidata. Et no see oli ikka ratchet, ma ei tea, mis juhtus. Ma vist olin haige või ma ei tea. Midagi, sa vist olid haige ja sul oli ohatis äkki. See oli horrid, ma oleks nagu ausalt kaldale uhutud. Ma mõtlen, me olemegi tõesti nii kavasta podcast teinud, et meil ongi nagu hetked, kus me oleme ülihad välja, halvemad välja, mingi lappes. Mäletad, alguses me viitsisime veel mingi uhkeid kleite ja kontsesid selga ja mäletad või? Ja praegu on see, et ma jaksan teise bluusi kaasa võtta. Ja vahepeal meil oliks, et me olime samas outfitis 2 episoodi järjest ja keegi call out'is meid, et kuule, te võiksite vähemalt riided vahetada, siis me mingi okei, chill. Rahunega maha. Ja vahetamise riided on. Aga ei, äge on 10 hooaega ja nüüd lähme edasi sama vibe'iga, sama tuhhiga. Väga haige ikka. Kurat, me oleme ikka siuksed podcast'id tajad. Ja kõige naljakam on see, et tegelikult välja arvatud blogi, siis see on kõige konstantsem asi, mida sa oled teinud ka. Jah. Või noota kaua me oleme teinud seda? No sügisel saab 2 aastat. No naistelehes ma töötasin kunagi 7 aastat. Okay. Aga vahepeal ma olin 2 korda lapsehoolduspuhkuseni. Võib-olla töötasin tegelikult aasta kokku. Aga ametlikult ma olin tööl 7, nii et. Okay. Ja Harku vallas ma olin 1 aasta, nii et Harku vallast me oleme juba üle praegu. Et aga samas minul on ka ikkagi selline, ma tegin seda beebiblogi tegin mitu aastat TV3. Ta ei mäleta vist isegi. Mäletan küll, ma isegi käisin sa käisid mul seal, või isegi 2 võib-olla. Ja sa tegelikult sa tahtsid hommikul canceldada, ma mäletan. Sa sead, et sul keegi ei auto alla, aga siis keegi tuli kohale. Ja et ühesõnaga ma tegin, aga tegelikult see on nagu üks lemmikumaid, seepärast ma ongi, et ma mõtle, kui sa siiamaani beebiblogi teeksid. Kellane mingi 5 vaata, ikka veel beebiblogi. No see oli nagu videoblogi vaata. Ma mäletan. Aga see on üks mu lemmikumaid võib-olla projekte, lihtsalt see, et see tuli nii lambist ja seda on nii lõbus teha. Ei ole vaata seda ka, et me peaks kogu aeg mingi külalisi otsima, et olemegi meie. Ja issand, see oleks nii tüütu. Ja, et oleme vist meie ja kirjad ja let's go. Sa ütlesid üks päev jumala hästi, et tegelikult on haige mõelda, et meie töö ongi kokku saada oma sõbrannaga 2 korda juttu rääkida. Jah. Ei nagu ütleme need, et kuus me saame 2 korda kokku ja räägime juttu. Ja siis loeme teiste inimeste kossi. Jah. See on nagu dream job. Mulle pauk lahti. Pauk läheb lahti. Ja see on nüüd dream job tegelikult. Ma oleks pidanud ütlema, et mulle märjaks. Ma olen nagu transvesti. See vist olegi. Tore, et me teame, et sul on nüüd peenisega poiss. Peenise poiss. Ma täna ajasin tibusid aiast, aga ja ma ei tea, miks ma ütlesin nende kohta chicks with dicks ja siis naersin ja jooksin mööda. Siis ma mõtlesin, et ei, mul olid püksid. Ei, ma mõtlen, kas sa olid üksinda. Jah, ma olin üksinda. See oli mega imelik. See on väga, sest kui sa üksinda, siis sa naersid hüsteeriliselt. Ja siis ma mõtlesin, miks ma mõtlen sina või chicks with dicks? Kus üldse tuleb siuke väljend? Ja transvestiidid ongi chicks with dicks. Aga mina olen chick with dicks. Sina oled, jah. Ja mõtleme, saame selle eest raha, et me siin see debiilset juttu ajame.
jah. Aga siin me oleme ja raha me saame. ja raha me saame kahjuks või õnneks. Meie õnneks. Meie õnneks, jah. Ja heiterite kahjuks. Jah. Ja. Kas me lähme nüüd sponsorite juurde ja kirjade juurde, sest see on juba mõttetu jäppimine. Meie ei ole mõttetu, ma ei tea, mida ma. Ja ühesõnaga Coolbet siis annab täna ära 1000 eurot parimale kirjale ja hooaja parimale kirjale ja mulle nii meeldib, et meil on nagu selline suur sponsor. Noh, et öelda, et me ei promo hasartmängu otseselt, vaid meil on tore sponsor, kes aitab meile tuua podcasti teieni, sest et nagu me ütlesime eelmises episoodis, podcast on väga kallis ja nad annavad väga palju raha. Ja tore, et nad annavad ka kuulajatele raha, sest vaata, eelmine episood lugesid ju ette, et inimesele tegelikult see võiduraha oli väga kasulik, tegi elus suure tõuke. Jah, tõukemõnu. Tõukemõnu. Et see, et me nii-öelda loemegi, noh, et nii-öelda me siin nii-öelda räägime kossi ja lollitame, aga samas aitab teie elu ka võib-olla. Meie jutt aitab teie elu. Jah, või noh, see auhinna raha. Jah, kindlasti. Ja jah, et Coolbet siis ka ja tegelikult ongi, et ma räägin, et mina rääksin ka, et Eurovisioni ajal ma panustasin, et mina ütlen alati, et see panustamine, nagu seal liigi ajal ka, Marianiga Coolbet oli peasponsorite liigi all, panime ka seal boksijate vahel, panime veits nagu raha. Et see ongi nagu, et see hasartmäng peab olema nagu lõbus. Et see ongi, et mingi evendi ajal, et vaatad ongi, et seda liigi match on lõbusam natuke vaadata, et kellegi peale on raha pandud või Eurovisiooni, mis iganes. Aga ärge kunagi nagu võtke seda, et nüüd ma lähen ostan kodu selle raha. Et nagu, et niimoodi võtate, siis te jäätegi raha ilma. Ja viimast raha ka kindlasti ei tohi kunagi panna kuskile. Sa pead olema valmis seda kaotama. Jah. Ja see peab olema siuke hea väike summa ka. Täpselt ongi, mul oli see 20 euri, ma mingi, et okei, ma panen selle 20 euri, et kui ma nüüd kaotan, siis ma ei kaot, nagu, et siis on lappes. Lappes kõik on perses läbi. Siis ei ole nagu lappes ja kui ma võidan, siis mul on 100 euri või 80 euri pluss siis on. Nii et võtke, mängige vastutustundlikult. Just. Aga liigume siis edasi, teeme väikse kannaka, alustame tagant poolt Amareniga, et teeme täna kiiret ja tõhusalt, kirju on palju. Amarenil on väga palju kodusisustuskaupu, klaase, vaase, taldrikuid, et ilusad, klassid, crispid. Sealt saab igasugust kraami, nii et kui on koju vaja midagi soolaleivaks, külakostiks, kellegile kingituseks, siis soovitan sinna vaadata. Ja by the way, mina soovitan pilku peal hoida, neil on see allahindluste see leheküljake ka seal. Ja mina saingi, ma rääksin ühes epikas, mul oli see suur vaas on ju. Ma sain selle mingi 49 euriga, kuigi see ei ole nagu vähe vaasi eest, aga ma arvasin, et see on väike vaas ja see oli mingi takoine, nii et ma olin väga rahul. Aga mina kusjuures nüüd, kui ma olengi kodus justan, see allahindlust, ma elamuskohtadel lähen nagu allahindlust. Ja sa leiad seda üli head kraami vahepeal, nii et ja hea hinnaga ka, nii et ma räägin, et need klaasid on natuke kallimad ja need taldrikud ja asjad, aga see ongi, kui sa eriti oled kodu ostu nagu mina, siis ja Mallu, et siis need, noh, ma räägin, et taldrikud on nii ilusad ja asjad, et see on nagu see on nagu reliikvia, vaata. Sured ära jätad oma lastele oma crisp klaasi. Jah. Kui sa ei ole seda katki teinud. Jah, kui sa ei ole katki teinud. Aga ma räägin, ma olen nüüd juba kasutanud päris pikalt neid klaase mitmeks nagu mitu korda olen olnud ja ei ole katki läinud, et ma alguses kartsin, et lähevad kergelt vaata, et julgend, aga ei, väga ilusti, isegi masinas. Kuigi no ma väga julge, aga mina panen ka masinas. Aga nüüd ma olen masinasse pannud ja tegelikult on väga chill. Nii et jah, siis meil on Go3, nagu me oleme korduvalt rääkinud, erinevad sarjad, asjad ja sooduskood 50 salajutud, annab siis TV ja filmipakettidele -50% ja sooduskood kehtib siis suve lõpuni. Ja loomulikult meie hea sõber Peninuki, kes tuleb teiega üritustele, kui vaja, minu pulma tuleb, seal saab juua nende käest, paarikene. Sina saad alkoholivaba. Jah, 12-ni pean kuival olema. Aga neid saab kutsuda igasugustele üritustele ja noh, lisaks loomulikult saab ka lihtsalt tellida džinni ja viina ja mis neil seal kõik on. Et muuseas ma sain teada, et nad minu pulmaks teevad special viina need etiketid või need mingid asjad ka vaata, et ongi nagu minu pulmaviin. Nii äge ju. Jah, ma arvan ka, et see on täiega cool. Ma räägin, et Alina, kes on Peninukis, et ta on täpselt selline, et näiteks kui sul tulebki mingi üritus, on ju, siis ta nii mõtleb kaasa või tal on mingi, et teeme idee, Alina mingi, davai, juba etiketid tellitud ja juba tehtud, et hästi nagu lihtne suhtlemine on, nii et ma täiega soovitan, et ükskõik mingi suurem sünnipäev, juubel, jõulupidu, tööüritus, tõesti, ta nii mõtleb kaasa ja nagu aitab, et oleks parim üritus. Just.
nii Ulaks Kaunitar nagu ikka, lelod, värgid, särgid. Mäletan, ma ükskord rääkisin, et ma kaotsin oma lelo ära, aga head uudis, et ma leidsin selle üles. Kus see oli? See oli mänguasja kastis. Ei, see oli mingisuguses kastis, mis ma olingi visanud kuskile suvaliselt ja see oli juba viidud kuskil katus alla basically, aga ja hooaja alguses meile kingiti sellisena lelo. Kas oled kasutanud? No elus ikka on ette tulnud, et nii, et... Aga sa kasutad seda üksinda siis pigem või? No ütleme, kus see mees sinna mahub? Silitab sind räiest. Vaatab armud näogu otsa. Jäta rahule. See on, ütleme niimoodi, et see on fun times, et vaata ongi see, et... See on fun times, ütleme nii, et see on täpselt neile, kellel meest ei ole, sest et see teeb sul kõik ära, välja arvatud toob lilli. Kõik muu teeb see ära. Ta ei võta sind kaisu, aga kõik ülejäänud asjad. Ma räägin, et suht tihti mul on see, et kui mul tekib, vaata on see pühapäeva õhtune, et oh my god, mul võiks peika olla. Tead, tee see üks ring ära ja tegelikult saad mingi I'm good, mul oli vaja korraliku pauku saada. Ahaa, sa oled ka Chick with the Dick. Chick with the Dick. Nii et selles suhtes, et... Paneme uue podcasti nime endale. Chicks with Dicks. Keegi ütles, et kuna meil on viimasel see jäppimist nii palju, et kas te olete mõelnud teha veel üks podcast, kus te lihtsalt räägite... Ja siis selle nime on Chicks with Dicks. Salajutu /Chicks with Dicks, vaata. Ja siis järgmine aasta oleme nomineeritud meil oleks auhindadel salajutud ja Chicks with Dicks. Ma ei tahaks seda auhinda vastu võtta. No siis ütleme, et meil oleks ikkagi mõlema, nagu, et kuna meil on 2 erinevat podcasti, siis meil on 2 seda kohta, et võidab ainult salajutud. Et jah, ja siis kui te ütlete nime, siis ärge öelge Chicks with Dicks, vaid öelge SD. SD. Zvit. Aitäh teile. Igatahes Ulaks Kaunitar. Ulaks Kaunitar. Miks me siukest sitta? Ma ei tea ka, hakkame normaalselt juttu. Ma üritan siin kuramuse korralikku saadet teha. Hakkame professionaalseks. Jah. Salajutute sooduskood kehtib siis Ulakas ja möllake minna. Elu lõpuni ja nii kaua kuni elus olete. Aga kellu elu lõpuni. Nii kaua kuni need sooduskoodi kasutaja elus on. Kui ta surnud on, siis ta ei saa kasutada. Ma ütlesin, kui meie ära sureme, siis ei tohiks enam kehti. Mis te meie surma pealt teenite raha? Ei. Just oleks hea, et vaata meie mälestuseks. Pealeks vaadata, me täpselt sama päeval sureme. Lelo meie mälestuseks. Ja siis, kui sa käid onni panemas, siis ma tulen kummitama sind. Siis ei, me tuleme vaatama armud näoga. Ullala! Ja kui sa tunned seda külma värinat, siis see ei ole orgasm, seal on meie. Mis jutt see on rausad ka? Nagu? See on haige inimene. Haige inimese jutt on see. Täiesti haige inimese. Nii Magda Beauty. Ma arvan, et meie kõik sponsorid on nii õnnelikud, meiega seotud on. Vaata, kui on keegi, kes on professionaalne, siis oleme meie. Meie eesegi perekonnanimi on professionaalne Chick with the Dick. Chick with the Dick tõesti. Ja ma ei tea, tõesti väga head reklaami saavad siit, et ma ostaks veel järgmises hooaega. Ülejärgmisse ka, nii et kui te tahate nii head meil nalja jätkub. Reklaamiminuteid nagu need siin praegu on, siis kirjutage meile. Aga Magda Beauty, igatahes Margot ja Tita on meil fookuses täna ja sina oled ju Margot ja Tita lõhnadega kursis. Minul ei ole, mulle ei ole saadetud. No, aga ma olen uusutanud sinu pealt. Mina olen kursis ja paneme pärast meie descriptionisse, paneme 3 linki. Sest kogu aeg küsitakse, mis see hea meestelõhn oli, aga ma panen 2 linki veel, mis on täiega. Teisi ma olen juba soovitanud, et need on üsna odava hinnaga, minust 20 kas see Tita Week and Au Paradise mõnus kookoselõhnaline ja siis see Lumiere on meestele vürtsine ja kauapüsiv ja Margot Tita Nuit Freak. Ja see nuit, see ongi see meestekas. Suitsune, tsitruline, ja see on hästi mõnus. Ja kõik lõhnad on taskukohase hinnaga ja neid saab ka omavahel sobitada ehk 3 lõhnast saad kui 9+ lõhna, et sa võid nagu segada. Layerid vaata, nagu öeldakse. Ja, päris lahe. Nii et igatahes jah, et siis panen need lingid sinna alla. Ja loomulikult Hindreku talu. Jah. Ma loodan, et selleks ajaks, kui see episood lõpuks eetrisse läheb, ma paika pandud, millal me sinna lähme, aga kes veel ei tea, ütlen kiirelt ära, palun minge sinna Rabarestosse, see on nii tore asi, mida teha oma kaaslasega, sõbrannaga, töökaaslastega, tegelikult kes viitsiks töökaaslastega hängida. Mõned vitsivad tegelikult. Me oleme töökaaslased. Aga me ei ole nagu, tead nagu töökaaslased, nagu et istume kontoris sunniviisiliselt kõrviti. Aga paljud saavadki niimoodi sõpru vaata. No see peab ikka joppamine olema. No jah, sõltub, kus kontoris töötad. No jah. Aga ühesõnaga, et kõik lahedad üritused ja tegelikult ju klassiüritusi saab ka teha või? Maril on ju.
Mis nad seal teevad, mida 11-aastased teevad? Ma sain aru, et Mari läheb ju klassiga sinna, ei või? Ei. Ei lähe või? Minu lapsest räägid. Okei, ma mäletasin, et sa ütlesid messi midagi. tegema hakanud. Ma sain aru, et Mari läheb sinna oma klassiga, aga see võib-olla minu valetamist mööda. Sinu valetamist mööda. Ise valetasid endale kodus lambis. Okei, no ma ei tea, minu pask. Ei, aga ma usun küll, et lapsed saavad tegelikult kanuutada küll, et seal ei ole ju ainult täiskasvanud. No klassi... Aga ei, ma ei usu, et nad lähevad, kuigi tegelikult see oleks päris huvitav mõte. Aga nimeti üks õpetaja, kes tahaks minna 30 lapsega kanutama. Seda küll, fuck them kids. Never. Või isegi napilt, nagu ma arvan, et mu lastele väga meeldiks, aga kas ma viin nad sinna? Seda küll, jah. Nad ei tea. Ei, you don't deserve it, not yet. Aga jah, et Indreku ja meie siis ka, no küll te story'dest näete, kui me lähme kindlasti ju storitame ja möllame. Ja siis sellel laupäeval on Mulliga ja Mullita festival, mis ma mõtlesin, et me võiks minna. Mis kuupäev see on? 7. juuni. Nii, mis seal pakutakse? Mulli ja Mullita festival, eks mulli ja veini ja niimoodi, aga see on alkovaba ka palju, erinevaid ühesõnaga maitse ja seal on Austri koolitus. Ma just tahtsin öelda, et kas seal süüa ka saab? Seal on Austri koolitus ja meile... Austeerium teeb või? Teeb üks teine. Ei tee Austeerium, ma tean, et sa ei taha petta, on ju, aga... Ei, ma lihtsalt ei tea, et kedagi teist üldse oleks Eestis. Okay. See, kes teeb, on kohe Mikk Metsak Austerboys. Okei, pole kuulnud. Ja siis on... Aga Auster ei jookse mul kunagi mööda külge maha. No täpselt ja koolituses on esindatud Finn de Clare, Austria maailma tippklassi Gilder, ma ei oska hääletada. Ja see on parim Auster. Ja seal on veel tippkaaver ja värgid ja siis meid kutsuti sinna. Noh, et öelda, kas me tahaksime minna. No. Siis mõtlesime, võiks minna ja päeval esineb ju Stefan, Koit Toom, Smilers. Mine perse. Smilers. Kas sa saad aru, mul ei ole täna ja nüüd mul hakkab jälle... Täna tuleb pidusiga vinge ja kõva. Mõnus on olla ja mured ei piina. Meil on 5 kasti õlut ja palju viina. No ja siis ma mõtlesingi, et me võiks minna, et esiteks sulle meeldib Smilers, sulle meeldib Auster. See on, kuigi sa enam algsi taha, aga see on alkoholi vaba ka. Ja seal on igast degusteerimised ja šampakoolitused, Austri koolitused. Ja ühesõnaga, et see on nagu, tundub nagu hästi fun event ja nagu päeval hakkab 3. Äkki saab mocktaili. Saabki mocktail asju ka ja alkoholi vaba mulli. Oota, mis kell see hakkab? Kella 3 saab juba minna või tegelikult isegi esinejad. Ja algus on kell 3 ja lõpeb kell 12. Et päeval hakkab, et no et ei pea nagu... Stefan oli vist esimesena kella 3. Ja päeval võib ju teha siukse tiksu. No, minu arust mõtlesin ka võiks minna päeval 3, oleks üli fun. No, lähme. Ja siis nad kirjutasid mulle ka ja pakkusid kuulajatele, salajutu kuulajate, et Ticketeris saab siis Ticketeris ja Piletilevis saab siis sooduskoodiga salajutud saab pileti 30 euroga. Ja mõtle saate nii palju erinevaid neid artiste kuulata, päeval chillida, värki-särki. Minust see on ülimõnus, see Maarjamäe lossis on niisugune fun tiks, vaata päevale. Kus on Maarjamäe loss üldse? See on Viimsi kandis, enne Viimsit, vaata. Okay. Või noh, enne Piritat, vaata. Okay. Ja siis ma mõtlesingi, et see on nagu üli fun, et enne nagu, et mulle meeldib viimase nagu, et alustame päeval ja lõpetame nagu... Ja vaata, just rääkisime, me peame käima kultuursetel üritustel ja see ongi kultuurne üritus. Täpselt. Hoiame silmad lahti. Lähme sinna, see tundub fun. Jah. Davai. Müüdud. Okay. Ja siis teie ka, et näeme siis Maarjamäe lossis Mulliga Mullita festivalil ja sooduskoodid salajutt. Sooduskood ja salajutt kehtib siis Piletilevis ja Ticketeris. No super. Nii, aga lähme siis podcasti juurde. Siis on tehtud. Lähme. Nii, kas mina alustan? Alusta. Nii. Luure naaber ja meelas remondimees. Hei. Love hot gossip. Täpselt õiget asja teete. Asun kohe jutu juurde. Koolisin vanemate juurest välja 19-aastaselt. Ruumi jäi väheks ja isa toetas korteriostuga. Esimene elamine Mustamäel ja kohe ülikooli kõrvale. Imeline. Kööki tuli paigaldama remondimees, kes elas minu kortermaja 1. korrusel. Tundus tore keskealine meesterahvas. Kui sisse kolisin, siis hakkasid kirjad tulema. Mees võttis mind Facebookist üles ja saatis DM-e. Mehel endal oli ilus naine ja väike laps. Sõnumeid ta ei saatnud õnneks pidevalt, aga seest ootas tihti parklas oma autos ja ootas, millal ma koju jõuan, et minuga juttu teha. Sõnumite screenid on manustes. Sisuks on siis pidevalt, et küll ma olen ilus ja tore kedagi ilusat meil majas kohata. Appi. See pull tipnes sellega, et ta ostis omale Bemmi ja kutsus mind sellega sõitma ning mereäärde grillkala sööma. Samas minuga mind ta saaks, mitte isegi Bemmiga, vaid selle grillkalaga ta saaks mind sinna mereäärde. Yeah. Ma armastan suitsukala ja grillkala, oh my god, see less on ju. Vastasin, et seda naisele ei pruugi meeldida ja kirjutamine lõppes. Sellega tsirkus ei lõppenud
Mul all naaber luuras mu järgi. Ta salvestas Messengeris, kuidas ma kõndisin, kui mul suvel olid sõbrannad külas, siis salvestas meie juttu oma rõdult. Mu rõdult suunas kaamera minu rõdule, I don't know miks, ja ilmselt salvestas sealt ka minu tegevust. Kui mul sõbrad tulid, siis salvestas oma fono lukust videopilti, et tal oleks ikka ülevaade, kes mul külas käib. What the fuck? Et sa nagu jah, et vaata, kui sul on see fono. Ja, et sa näed sealt. Sa saad ja lihtsalt teha niimoodi, et kes tuleb ja saad issa kui creepy. Mul sai sellest pullist villand ja panin korteri müüki. 6 kuud enne minu kolimist kolis mu luurenaaber kuskil ära. Ma ei mõelnud sellele actionile enam, kui järsku hakkas suvalistelt numbritelt tulema kirju, et lase 20 tonni alla ja ma ostan kohe ära. Nendele ma ei reageerinud. Ilusal hommikul käis uksekell. Ukse taga oli mu luurenaaber. Küsis, miks ma ei ole ta sõnumitele vastanud ja et ta tahab korteri ära osta. Ma arvasin, et tädi on lolliks läinud. Edasised asjaajamised tegin koos isaga, sest mu vaimne tervis ei pidanud selle mutiga enam vastu, aga mutt ostis mult korteri ära. Lisaks remondimehele ja luurenaabrile oli mul kõrval meesterahvas, kel hammas puudu, silm sinine ning soovis pidevalt oma relva näidata. Üle tee naaber, kellega pidin kohtingule minema, aga kui korvi andsin, siis toodagi minust rõdul bikiinides pilte ja saatis oma kolleegidele tööd chatti. Mu sõbranna oli ta kolleeg, sellepärast sain teada. Elan nüüd mitu aastat Haaberstis ja naabrid on normaalsed pered, kes mind ei jälita, aga minust bikiinides pilte ei tee. Mul oli alguses, ma olin korraks confused, et miks algus räägib mingi mees, et kutsub teedile, siis on vanamutt, aga nüüd ma sain aru, et poole pealt hakkas rääkima. All naaber ei olnud mitte enam see mees, vaid mingi teine vanamutt, ja mingi luurenaaber. Okay. Aga ta ütlesin, et vastasin, et see ta naisele pruugi meeldida ja kirjutamine lõppes, aga siis sellega tsirkus ei lõppenud. Aga sellega... Ma mõtlen ikka, et vaene inimene, et tal niimoodi naabritega pole vedanud. Eks neid kirju on enne ka tulnud, vaata mingi haigetest naabritest ja eks neid jutte liigub palju, aga et niimoodi nii palju neid korraga inimesel on, et see on ikka küll puhas joppamine. Ja. Mul on praegu väga... Sul ei elagi keegi. Mul ei ole keegi, mul on väga chill, ma suht tüüa, aga seal on kommuunis on ikka nagu, oh my god, mul on tore lugu, ühesõnaga. No nüüd ma lõpus tellisin enda töömehe, kes mul asju pani kokku ja see töömehe pluss oli see, et kui ta läks, ta võttis need kastid ka kõik kaasa, viis ise ära. Aga enne ma ju seal tuli see diivani laud tuli suures kastis ja mingid asjad. Ja siis ma üks päev olin niimoodi, et panin kellani magama ära. Ja siis vedasin need kaste ise nagu ja need olid nii suured ja hästi rasked. Ja siis ühe tuntud inimese naine elab minu lähedal kohe ja tema jalutas oma koera. Ja siis ta nägi, et ma nagu struggle'isin nende kastidega, siis ma mingi lohistasin, ohkisin, puhkisin, siis ta oli mingi, ma tulen sulle appi. Siis ma olin nagu mingi, ei, ma saan hakkama. Ja siis ma mingi vedasin edasi, ohkisin ja puhkisin, siis ta oli mingi, kuule, ma tulen appi, saame nagu koos veetud, et ta aitas mind. Ja siis mingi päev ka, ühesõnaga naabrid on hästi toredad, et ma olen nii rahul, et see on nagu hästi tore väike kommunike seal ja siis üks päev me Ketteriga, meil on see Korto ka, vaata. Ma ei tea, kas sul on see Korto on, ühesõnaga see on nagu korteriühistu kind of mingi äpp on ju, ja sealt saad oma veenäitaja. No vaata, ma ei ela enam korteriühistus, aga ei, mul eelmises ei olnud ka. Ja siis sa saad seal nagu chattida ka. Ja siis meil Ketteriga üks reed olime plämbis, olime tema juures ja siis meil oli mingi teema oli vist, et pandi need mingi tõkestus mingid need poolkerad ette, et autod ei saaks liikuda ühest kohast ja keegi on nagu lubanud ja meil oli, mõtlesime, et kui kiirabi tuleb, et siis ta ei saa tulla või ühesõnaga, et keegi on nagu need kinnitanud, et mis toimub. Ja siis me seal Kortos chattisime, aga me olime purjus, vaata. Ja siis olime mingi, et mina nõustun eelmise kirjutajaga, musid. Täiesti lollakad. Musid. Ja siis meil koris veel üks tuntud inimene, ma kohe räägin, ta on siis ühe legendaarse bändi ninamees on ju. Ja siis, aga ta on nii cute, iga kord, kui ta kirjutas, et tere, mina siis selle maja uus elanik, elan 5. korrus. Ja siis iga kord, kui ta nagu kirjutas midagi, siis ta oli mingi, mina olen siis meie aadress 5. korrus uus elanik ja umbes, et minu korteri koht on vaba. Ja siis ma tahtsin kirjutada, et mis maja uus, et mitmenda korruse uus majanik, uus maja elanik sa oled. Tegelikult on fun punt inimesi, mulle väga meeldib. Kui on, vaata see ongi see, et kui on toredad naabrid, siis on nagu fun and games on ju. Et minul näiteks, laias laastus võiks öelda, et mul saabki olla 2 naabrit, sest et mu maja on nagu, maja taga on üks maja ja maja külje peal on üks maja. Mina isiklikult olen näinud ainult üht inimest, see, kes seal külje peal on, Märten on temaga mitu korda juttu teinud, Märten on vaata tihti aias ja siis kuidagi on rääkinud seal. Aga see, kes maja taga on, alles hiljaaegu ma olin jänese ja kana majas on ja midagi sahmin seal, siis kuulen, et keegi on mingi, näed, et ma tõin need lilled, et anna need lilled Mallule. Ja siis lähen välja, vaatan,
üle aia naabrinaine, oli kariga, ei mitte kariga, mis need kullerkupud? Nurmenukkusid korjanud, et tal kasvavad need aias ja oli kimbu kokku korjanud ja andis nagu, et meil vaata ei kasva ja siis tegi seal juttu, et ma ei mäleta, kas ta ütles, et ta nimi oli Aime või Aino või midagi. Et ütles, et ta on seal ikka kaua elanud ja nii tore ju. Et nagu kuidagi, päriselt mu esimene hirm oli see, et mõtle, kui mingi naabrid tulevad mölisema, mul aias on mingi vend päev. Ja. Aga kui nad hakkavad kirema kuked, siis sul on perses küll. No aga siis inimesed teavadki, mis kell on. 6 hommikul ma teeks kohe kukesuppi, kui naabri. Esiteks me oleme Märtiniga tavaliselt 7-st me oleme anyway üleval. Ei, aga ma mõtlen, aga naabrid ei taha 7 üleval olla. Aga kas kukk ei hakka siis laulma, kui sa ta nagu õue lased või? Istub toas ja muud kui karjub või? Ta ei ole, selle kukk ei ole sul elu lõpuni toas ju. Ei no, aga ta on oma majas. Ta on ju toas, selles suhtes ta ei ole lageda taeval. Tuba ikka natuke summutab. Aga ta on kinni siis öösel või? Öösel, jah. Okay. Öösel nad lähevad sinna majja, paad kõik kinni, sest öösel võib tulla mingi rebane või kes iganes võib need ära süüa. Loogiline, ma räägin. Ma arvan, et see natuke ikkagi summutab seda. Ja kui ta päeval teeb kikiriki, siis on savi. Ja, siis on savi, jah. Kikiriki. Kui ta päeval teeb kikiriki, siis on savi. Siis kõik plaksutavad. Et jah, selles mõttes, et naabrid on hästi tähtis, eriti kui sa üürid, siis on savi nendest naabritest, sa nagu nii ei jää sinna mingi forever, sõltub. Aga kui sa ostad, et siis nii tähtis. No, mul praegu nägin, et 3. korrusele keegi vist kolib sisse, aga see on ka teisel pool maja kind of, et mul on suht tühjus seal. Et ma loodan, et kui mingid keegi kolib, et siis on nagu normid ikka. Aga... Mina näiteks, muidugi kui ma ostsin maja, siis ma küsisin nagu sellelt omanikult, et et millised naabrid on. Aga olgem ausad, ega ükski inimene, kes üritab parasjagu oma kinnisvara müüa, ei ütleks, et nii naabrid. Nii jubedad, vaata, et ütleski, et jumala toredad, et ei suhtle mingi igapäevaselt, täpselt nii on olnud ka, aga samas inimesed võivad valetada. Et tegelikult muuseas see on ka väga huvitav teema, millest võib kunagi lausa eraldi episoodi teha, sest ma kujutan ette, et inimestel on olnud nii haigeid naabreid, et hoia ja keela. Nii et kui teil on haigeid naabrilugusid, siis pange need meile teele, me paneme need punti ja teeme ühe eriti haige naabriloo. Ja tegelikult ei pea ju nii halb olema, äkki kellegil on ülihea naaber. Ja või mingi nagu tõesti, või naabrist sai parim sõbranna või nagu, et kuidagi mingi, et ei pea olema haige lugu, et võib lõgust mingi tore, mingi naabrilugu ühesena. Jah, saatke oma naabrilugusid meile. Jah. Nii, ja nüüd on minu kord. Ja. Üks armukese lugu. Tere, Malju ja Kristina. Ühes episoodis lugesite ette kirja, kus naine oli armuke mehele ning peitis ennast kapis, kui naine kogemata koju sattus. Minu lugu nii koomiline ei ole, aga otsustasin jagada siiski. Mõned aastad tagasi oli mul üks salasuhe meesterahvaga. Meie kohtumised ei toimunud olude sunnil mitte kummagi kodus, vaid tavaliselt võttis ta mind peale ja sai autos kuskil asi aetud. Nii ka seekord. Olin just oma sõbrannal külas väiksemas linnas, kui soovis kohtuda. Mõeldud tehtud. Ütles mulle, et ma liiguks kuskile poole, aga minu orienteerumisoskus on üsna olematu, seega kõndisin valele poole. Õnneks leidis ta mul küll üles, kuid 200 meetrit sõites sai tal kütus otsa ning ainus lahendus tol hetkel oli, et tema naine tuleb ja toob talle kütust. Nii ta siis tegigi. Helistas oma naisele, et too tuleks ja veidi kütust tooks. Seejärel pidi ta ruttu kodus käima ja mulle siis uuesti järele tulema. Minu ajas ta kuskile metsa vahele peitu ja nii ma seal puude vahel siis passisin ja ootasin. Kõige naljakam selle asja juures on see, et ma ei kuulnud ega näinud mitte midagi. Kas tuli auto või läks auto? Ainus hirm oli see, et see naine näeb mind, sest mul olid valged püksid jalas. Pole just eriline kamuflaaž. Ma isegi ei tea, kaua ma seal puude vahel passisin, aga lõpuks ta helistas, et kus oled, ma siin tagasi. Koperdasin siis kenasti võsa vahelt välja. Õnneks ei pidanud sinna tundide viisi passima jääma. Enam selle mehega meil mingit kokkupuudet ei ole, kuid antud olukorral on ikka naljakas tagasi mõelda. Aitäh teile. Ma ei tea, mul nagu väga naljakas ei oleks, kui ma kuskil bussis. Ma ei tea, sorry, ma saan aru, et elus juhtub igasuguseid olukordi ja ma alati ütleme, et me ei judge'i. Aga minu jaoks siuke nagu see salasuhe, kus sa käid lihtsalt, keegi saab sind lihtsalt autos prõmmida. See on nagu alandav. See on tõesti alandav, et see oleks nagu mingi sitane rämpstoit, mida autos endal näost sisse ajad ja siis lähed oma õige naise juurde koju tagasi. Et nagu, jah, et tõesti, et nagu armukeseks olemine juba cancel minu silmis, aga ta isegi raatsi hotelli võtta. Täpselt, et paneb sind kuskil auto, siis sa pead mingi võssis olema ja et see ei tundu nagu, et oh my god, you guys had feelings või mis iganes, vaid lihtsalt nagu nussib kuskil autos. Ja nii haige, et ta kutsub oma naisega veel järgi, siis ütleb talle, et kuule, mine oota veel võssis kuskil.
ma ei tea, ma Ma oleks at this point- sõbranna juurde tagasi läinud lihtsalt, kui ta ainult 200 meetrit sõitis või ja ma oleks tõesti koju või sõbranna juurde läinud ja ära blokkinud ta või nagu see on nagu, see oleks mu viimane straw olnud, et tegelikult aru saada, et see ei ole nagu elu, mis ma tahan elada, aga noh, igal ajal enda mingid standardid, mitte et nagu nüüd siin charge ida, aga aga siin me oleme ja Jah. charge ime nii, et paha hakkab. täpselt. aga no ühesõnaga oli, mis oli ja enam-vähemalt ma loodan, et ja ma lihtsalt ütlen teile kõigile, et kui keegi juhuslikult praegu on kellega armuka või teil on mingi kutt või boyfriend või situationship, kes tahab teid ainult kuskil autos prõmmida, siis ei. Ja see ei ole see, et Have nagu some dignity. know your worth, et sa oled ikkagi väärt vähemalt paremat. wine and dine and 69. Wine and dine and 69 on miinimum nagu. Miinimum. Kui Jah. sa oled saanud wine'i ja dine'i, siis okei, teed 69, Jah. aga mitte kuskil tegelikult isegi ma autos. ütlen 69 ei viitsiks elu seest teha. 69 on ikkagi, ma räägin, on kiimas tiinekat. Teenager. See on ilmselt jah, tahaks nagu kõike kiirelt koblida. ruttu ja ma ei tea jah, Wine and Dine and 69. Nii, ma ei tea, miks see meil siin chatis on, aga noh, ma loen selle ette ära, siis ma võtan järgmise kirjast, sest see ei ole see kirja lugemine. Tere tüdrukud, olen teie kuulaja ammu, vist kõige vanem, 59-aastane. Lahedat asja teete, Kristina naer on nii nakkav, kui viitsite mõnikord ette lugeda, võin saata mõne värvika loenda noorusajast, olge tublid. Mu lemmik on see, et ei no aga saada siis selles Saada, jah. Muidugi saada. Muidugi saada, jah. Sa oleks võinud, ma ütlen kohe ära, ka siia juurde juba panna, vaata, Panna et sa ei selle- pea ette küsima, et või Me ootame kirju, et Võib luba ei pea üldse küsima, lihtsalt pange teele. Aga ma võtan järgmise kirja, 500 krooni. Nonii. Suur kummardus ja palju armastust teile, teete legendaarset asja. Meenus üks seik 7-aastasena meelde. Elasime ema ja kasuisaga pisikeses korteris. Koolis koju tulles, nagu ikka magusa isu, läksin siis kappe tuulama. Kust saaks miskit magusat põske pista. Etska leidsin hoopis magusa kapist ühe vahva ümbriku, kus peal oli kasuisa nimi ja sees mitu 500 kroonist. Silmad lõid särama, sest kujutad ette, kui palju kommi selle eest saaks osta. Samal hetkel, kui ma sealt köögi tasapinnal kapist tupakil olin keeres keegi välisukse lahti ja minu ainuke mõte oli kiirelt see 500 kroonine pepu vahele suruda. Koju jõudis kogu ülejäänud pere ja ronisin sealt kapist kiiresti välja endal püürsoojas kannikate vahel. Ema veel jäi jutustama, et kuidas koolis läks ja olin selle aega unustanud oma pisikese saladuse. Saladus tuli aga hiljem õhtul meelde, kui vetsu läksin. 500 libises peaaegu juba vette, kui suutsin sellest haarata. Peale seda oli ikkagi pinge nii suur, et kuhu ma selle rahaga ikkagi lähen ja mis siis, kui vargusega vahele jään. Ema ja kasuisa magasid elutoas ehk raha tagasi panna ka ei saanud. Panin selle rahatähe endale sama kannide vahele tagasi ja hommikul, kui oli veidi vaiksem hetk, libistasin selle raha tagasi ümbrikusse. Kadunud rahast kunagi juttu ei tulnud ja keegi minu 24-tunnisest rikkusest teada ei saanudki. Veel lühiajaline varas. See on nii haige, kuidas lapsed lähevad nii pingesse ja siis mõtlevad välja mingi, mida te paned perse vahele lihtsalt ja siis, aga vaata, kilt oli nii suur, et ikka pani tagasi. Sest mõtle lapsele 5 sotti ja mõtle seal, kui ta oli 7-aastane, ütleme, et ta on sama vana kui meie. 5 sotti oli ikka siuke summa, et kuradi. Ma võin rääkida enda loo. Seda, see on fine. No nüüd sellest nii kaua möödas ja nüüd on saab fine ja ma võin oma emale ühesõnaga. Mu ema ja mu isa või kasuisa abiellusid ja siis neil oli, see oli koroona ajal siis. Ja neil oli sama, et nad said nagu mingi raha ju pulmadeks ja siis nad panid, meil oli neil oli paari kapp oli see nimi, et oli niuke läbipaistev nagu vitriin ja siis seal oli nagu mu ema kogus neid mini alkoholipudeleid ja seal nende pudelite taga oli ka nende pulma ümbrik, kus oli siis 500 krooniseid, ma ei tea palju seal oli, aga see väga palju neid ja ma olin vist mingi 11 või 12, ma varastasin sealt 500 krooni. Aga ma ei pannud tagasi, võisin oma sugulase kinno selle eest, ostsime nii palju kommi ja popcorni ja ma lõin selle raha laiaks, nii tuimalt silm ka ei pilkud, ma olin mingi living large. 11-aastasena 5 sotti, ei, see nagu, on ikka. See oli rets ja siis mu ema ja isa olid nagu sellised, et nad mingi avastasid, et kuule, et tegelikult siin peaks rohkem olema ja siis mu ema lihtsalt arvas, et mu kasuisa võttis selle valetas ja ma olin ka prolle ja tegelikult see on mina, nii et mu ema kuulab meie podcast'i, nii et ma olen sulle 30 euri võlgu. Aga nüüd on jumal hea ju 30 euri, aga pole midagi. Ja nüüd raudselt sellepärast nad läksid lahku ka, vaata. Ei läinud õnneks. Rahavarguse pärast. Õnneks vist ei läinud. Aga kui läksid, no just pidi nii minema. Kui te 30 euri pärast lahku lähete, siis on teie enda probleem. Ma praegu mõtlen, et
kui ma olin laps ja nagu krooni aeg oli, siis minu jaoks juba 25 krooni oli ikka, noh, selle eest ikka Täiega. sai nagu, mitte nagu praegu, mis see 25 krooni, eur midagi, vaata. Ja aga 25 krooni sa said krõpsu, sa said kommi, sa said Coca-Cola, sa said kõike nagu. Sa said ma räägin, 5 sotti tundub mulle praegu nii absurdne. Aga ma elasin päris pikalt sellega, nii et me kinos käisime, siis ma ei mäleta, aga ühesõnaga ma ikka käristasin kõigile välja päris pikalt. Vaata, ma jagan oma rikkust, ma olen alati olnud see, et kui mul on, siis saab kõik saavad. Nii et sorry, mamps, ma tean, et sa kuulad. Ema lihtsalt sponsoreeris laste head elu. Aga no, ta jäi elama, ta sai ilma selle 5 sotit. Muidugi. Ja. Aga selles mõttes, et ma tegelikult ikka ükskord jäin vahele ka kasuisalt rutisin 12 krooni raakut. Sellega jäid vahele, aga 5 sotti. Sain rihma ka. No tead. Nii et siis, tead vaata. Aga ütleme nii, et siis see rihm oli 5 soti eest. Ka. Ja see oli ette ära vist. See oli ette ära, nii et Kristina ema ära hakka midagi ütlema, juba peksa on saadud ja tegelikult, kes annaks 12 krooni eest üldse peksa? Samas olen vähemagi eest saanud. Et nagu see on selline, et ma ei tea, nagu selles mõttes, et ma olin tegelikult nagu, mitte et ma mingi ulva, mingi varas olin, aga siis kui ma rihmasin, ma rohkem väga ei rottinud. Need niimoodi. Siis ma rotsin nagu emalt mingi meiki ja mingit sellist asju, vaata, mis on nagu minust norm. Mu emal oli hästi uhke meik, vaata, et see laeva pärast tõi mingi Diori ripsudushid ja vaata, et ta sai nagu odavamalt neid, vaata, noh, ta praegu ka ju töötab Tallinkis, et ta oli uhke meik, siis ma tema mingi riideid rottis ja niimoodi, aga see on nagu fine. Ma lihtsalt praegu mõtlen selle peale, et inimesed, kes on nagu lapsena peksa saanud, on ja kujutad ette, et kui täiskasvanud elus ka inimesed annaks peksa teineteisele, et ta ala mingi lähed sõbrannaga tuli, annab peksa. Pärast räägib, kurat, eile sain peksa, läksin mingi Kristinaga veits raksusin full prihma mingi. Ja. Ja siis, kui see on imelik, siis kuidas ei ole imelik kellelgi väikest last peksta? See on nagu, et isegi ta ei ole sinu suurune. Sa võtad väikse lapse ja saad mingi, ta tegi midagi, mis mulle ei meeldi. Parim idee on talle füüsilist valu tekitada. Ja, et kuradi löö tellisega pähe siis juba. No, et kuradi tegid pahandust, tule siia ja me lööb sind kuradi tellisega. Aga eks see vanasti oli teistmoodi. Ei no jaa, vanasti oli kuradi kõik jubedad peksamutid. Et jah, et ma ei tahaks nüüd, et ma temeldan ennast või kuulud vargaks. Aga noh. Aga seda sa olid vähemalt 2 korda. Aga siis ma mingi hetk hakkasin lihtsalt isa taarat ära viima, sain sealt raha, nii et siis ma ikkagi olen entsuput, nagu et ma sain aru, et varguse kaugele jõua, et saab peksa. Ma hakkasin nagu äri nagu asju tegema. Äriga saab vähem peksa, ma arvan. Ja oi, kuidas ma taarat vedasin, see oli pikk tee, aga sai vedatud. Tead, mul on kodus praegu palju taarat, sa ei taha viia. Ma tegelikult, at this point ma vist peaks viima taarat küll. Ma panen kõrvale sulle siis. Saan sulle 1 tuleaugi võib-olla veel anda. Nii, salajane taskutussu. Tere Malju ja Kristina. Mul pole eriti sõbrannasid, kellega oma muret või rõõmu otsustage ise jagada, nii et kirjutan siia. Äkki oskate kogenud naistena nõu anda? Olen 27-aastane, mu elukaaslane 24. Oleme koos olnud peaaegu 4 aastat, ostnud ühise kodu ja elanud üldiselt toredat elu. Eile aga minu maailm natuke varises kokku. Olime just maale jõudnud ja kuna mu peika käis enne seda jõusaalis, oli tal spordikott autos. Mingi hetku mehed grilli ääres askeldasid, läksin ma plettusid otsima. Otsisin neid ka tema spordikotist. Plettusid ei leidnud, aga leidsin imeliku kujuga topsi. Avades taipasin, et poleks pidanud üldse auto juurde minema. Tegemist oli taskutussuga. Guugeldasin hiljem. Ma hakkasin taskusõbrannad. Taskusõbrannad oli spordikotis. Sellepärast nad ära lõpetasidki. Üks on ära tükeldada. Mu esimene nagu mõte, et taskusõbrannad, nagu et ta leidis, et ta, ma ei tea, et kuulab taskusõbrannad. Ma ei tea midagi, aga okei, taskutussu. Taskutussu. Et ta guugeldas, siis ta sai teada. Panin selle ruttu tagasi, ei mäletagi, kas keerasin kaanegi korralikult kinni, jooksin grilli äärde ja püüdsin unustada. Teised said aru, et mul miski toimub ja ka peika vaatas mind kahtlaselt. Püüdsin käituda normaalselt ja oma tunded alla suruda. Tundub, et see isegi õnnestus, aga mõtet ma peast ei saa. Minu mees ja kasutab sellist asja. Kui pikemalt mõtlen, siis see seletaks nii mõndagi. Näiteks on ta voodis viimasel ajal rahulikum. Ei suru ennast peale, kui mul on päevad või halb tuju. Esiteks, miks ta üldse ennast sulle peale surub? Aga okei. Ja see spordikott, see on alati kuskil peidetud, mitte lihtsalt vedelemas. Mida ma tegema peaksin? Kas rääkima temaga või võtma selle teadmise enda kauda? Ta ju ei peta mind, vaid aitab ennast. Aga teisalt, kas see pole ikka mingil määral petmine? Ma ei tea enam, kus see piir jookseb. Kas ma olen imelik, et see mind nii häirib? Esiteks ma ütlen, ma hakkaks naerma. Päriselt, kui ma leiaks oma mehe spordikotist taskutussu,
ma hakkaks niimoodi see vaene Märten, ta ei ühtegi päeva tema ülejäänud elust ei mööduks, kui ma ei tooks seda at one point välja päeva jooksul. Et kui ta näiteks tõuseks püsti ja hakkab kuskil mööma, lähed taskutussi otsi. Nagu mina ei võtaks seda üldse petmisele, see on nagu see on just mitte, mõtle, et ta nagu pigem paneb seda taskutussut, kui ta ei lähe mingi petma, just see ei ole petmine. Jah, et nagu äkki ta mõtleb, et see on sinu tussu. Ei no, see on kuidagi imelik, aga samas, mis see imelikum on, kui meie kasutame lelo nagu, et kujutad ette, et kui su mees leiaks su lelo ja siis oleks ka mingi issand, ma ei tea, mida teha. Maailm varises. Mingi rahun maha nagu, mis sul viga on, sa oled 27 aastane täiskasvanud naine nagu, see on. Ja siis sellistel on peikad. No I'm sorry, okei, ma olen salti, aga nagu tõesti, nagu see on funny lihtsalt. See on funny ja, et see nagu pigem nalja või nagu see mõttes, et kui minu eks töötas välismaal, siis ma isegi panin talle ka, vaata, me ulakast ju saime, vaata elektrile, sina said ka, vaata, mis sain. No, et ma olen isegi andnud, vaata, et võta, möllab minna, et ära nagu minna lütsides. Ma ei tea ka, et nagu rahune tõesti maha. Lütsides ära peta mind. Aga ei, selles suhtes, et kujutad ette, et see oleks nii dramaatiline, et sa oled seltskonnas näost nii ära, kõik on mingi, oh my god, mis juhtus? Ma leidsin taskutussi. Ma saan aru, et sa oleksid leidnud inimese tussi kotist välja lõigatuna, võt siis ole näost ära. Siis ole näost ära. Ei no tõesti, ma mõtlen ka, nagu... sest et naistel on ju, okei, meil on mingi lelod ja värki, mul otseselt tildot ei ole, aga nagu naistel on mingi tildot ka, et mõtlema, minu arust see on tõesti nii savi, et nagu ma arvan, et ehitanud oma maailm kokku tagasi ja nagu move on, keep on going. Okei, ma saan aru, et inimestel ongi erinevad piirid, kes ei olnud mitte see kurdi paljas porgand, kes arvas ka, et kui mees vaatab pornot, et siis see on petmine on. Ja siis ta oli hüsteerias, et mu keha rüvet. No tead, igaühel oma, aga see ongi niimoodi, et siis kui see mees ka nii tunneb, siis you do you on ju, aga päris nii ei saa, et üks ütleb, et mind on nüüd petetud. Ju siis ei ole enne läbi arutanud seda, et kas sul võib see taskutuss olla või mitte, et vaata, osad mehed ju ütlevad ka, et nad ei taha, et naine vibraatorit kasutaks või lelo, et umbes, et no ma ütlen, igasugused imelikke on, aga palun, ma ei taha, et meie podcasti kuulajad ühed siuksed weirdod on, et tõmba normiks ennast, mine narri oma meest nagu normaalne naine ja liigu eluga edasi. Narri meest, mitte mehe mütsi. Narri meest, mitte mehe taskutussut. Ei no täpselt, et selles suhtes, et ma lihtsalt kuidagi, võib-olla see, kuidas kirjutasid mu maailm varises kokku, et see on veits nagu dramatic, et tõmbab. Sa nutsid 2 kuud mehe üle, kes 5 päeva koos oli. Me olime 1,5 kuud. Maailm varises kokku. Aga mu maailm varises siis kokku. Okay. Aga tegelikult ma olen selle peale mõelnud küll, et nagu nüüd just alles üleeile ma mõtlesin, et issand jumal, nagu nii dramatic, et aga nagu... no, võt selles olukorras sa tunnedki, et maailm variseb aga siis ma arvasin, et nagu, et this is the one, vaata. Ma saan aru, jaa, aga vaat sellepärast ongi see, et kui sa kõrvalt vaatad midagi, siis ongi nagu veits nagu, et küll sa lõpuks aga nagu, aga jah, et nagu jah, inimest, nagu mind jäeti maha, kui ma oleks leidnud ta taskutussi, ma oleks nagu mingi riisvõri, nagu, et see ei oleks nagu see, et ma, kui ta jätaks su maha ja siis sa veel jääd taskutussi, siis ma oleks mingi... aga veel hullem, jätab su maha taskutussi pärast. No täpselt on. Ma leidsin midagi paremat. Vot siis, vaata, siis kui ta siis maailm varises kokku. Kui ta ütleb, et ma jätan su maha ja siis ta leiab taskutussi ja siis ta jätki mingi okei, davai, et nagu. Ei, siis on ikkagi veel võimalus, et ta jättis su muudel põhjustel maha, aga kui su mees ütleb sulle konkreetselt, ma jätan su maha, sest et see taskutuss on nii palju parem kui sina, vot siis. Ta ei möli see kaua, kui ma õllel käin. Siis su maailm variseb kokku ja siis on arusaadav, aga nii kaua tõmba ikka üsna normiks ennast vaata. Aga jah, edu siis. Loodame siis, et su maailm on... Tere, täna ma ei räägi saladust, vaid kõige piinlikuma lugu, mis minuga juhtunud on. Ja seda just nimelt seoses käesoleva podcastiga. Töötan klienditeenindajana kallis brändikaupluses ja kuulan vahel kõrvaklappides salajuttude podcasti ka töö ajal, kui on vaikne ja kliente liigub vähem. Kuulasin parasjagu üht vana osa, kui poodi sisse astus armas soliidse seas vanaproua ja taad ka käe otsas. Astusid minu poole kohe küsimusega, mille peale mina klappi kõrvast viskasin ja kellalt podcasti pausile panin. Olime juba tükk aega toimetanud ja rõiva tuurinud, kui järsku kostus üle minu pisikese poe teiena äärmisse saatel kirjeldus, kuidas kedagi kruisi akna kurdiks nussiti. Ja seda lausa minestamiseni välja.
olin segaduses, et mis toimub, kuidas, ilmselt olid klapid lahti ühendanud ja kellalt oli kogemata podcast uuesti tööle pannud. Klientid olid korraga kliendid olid aga kohkunud ja mina tahtsin sinna samma maha surra ja tänaseni palun taeva isa iga tööpäev alguses, et need kliendid enam iial minu poodi ei tuleks. Teile aga kõige kaunist edaspidi. Proovin salajutud kodusteks tegevusteks hoida. Ma kujutan ette küll, et mida võivad arvata nagu vanainimesed, kes isegi võib-olla ei tea üldse, mis on podcast, on ju. Ja siis kuuled äkki üle poe hakkab keegi rääkima mingit sükest haiget juttu, mingi nussiti minestamist kurdiks ja siis paneb veel pildiga tasku kruiisil. Kruiisil, ta on mingi, mis kruiis see oli? We have to go. Tallink. Kuule, Tallink sponsor us, me just tegime reklaami. Ja Tallink, oh my god, Tallink. Ma arvan, et see oli Tallinki kruiis ka. Salajutud Tallinki kruiisil. Ja siis ma sinna nussima. Sina Märteniga, jah? Ja siis sina vaatad armu näoga kõrvalt. Ei, mina olen kõrval palatis. Ütleme nii, et kurdiks sellega. Tallinkiga nüüd on kõik suhted nagu noaga lõigatud. Tallinki taha meid perversseid sinna kruiisile. Ei taha jah, ma arvan ka, nii et las ta ei olla. Käigu nad kah persse. Okei, rahu. Me peame kohe persse saatma. Aga võib. Jah. Nii, mina nüüd või? Jah. Jah. Oota, ma kaotasin oma augu ära. Nii. Tinderi üllatus. Tere, kirjutan teile vahelduseks petmislugudele ühe toreda kirja. No nii. Paar aastat tagasi kasutasin Tinderit rohkem lõbuks, sest mul polnud aega tõsisemalt sealt aega veeta. Ühel õhtul aga avastasin, et minu piirkonnas on üks tõeliselt ilus mees. Ma ei osanud midagi suurt oodata, aga mõtlesin, et miks mitte talle paremale swipeida. Mõni päev hiljem ta kirjutas mulle, aga kuna olin just töölt tulnud, jäin vestluse käigus magama. Tulin just tööle. Ilusti tudu peale. Kes siis tööle ei maga? Mingi Selveris kassapidaja. Piiksud ise oma kurat leiba läbi. Ise teenindus. Ta tuli töölt ja jäi vestluse käigus magama ja unustas ta täielikult. Paar päeva hiljem, kui olin Tinderit kustutamas, et rohkem ei viitsi seal olla, avastasin, et ta oli uuesti kirjutanud. Me hakkasime suhtlema ja saime kokku. Ma mõtlesin kogu aeg, et ta on küll veidi imelik, pidevalt soovis koos aega veeta. Peale meie tutvumist läksin pikemaks ajaks reisile ja ta ootas mind vastutustundlikult ära, kuigi ma polnud kindel, et ta seda teeks. Nüüdseks oleme peaaegu 2 aastat imelises suhtes olnud. Mees kannab mind kätel ja kohtleb mind nii hästi, et vahel on endalgi raske uskuda. Loo moraal on see, et ehkki Tinderis on vaid see üks võimalus 1000, võib sealt leida oma ideaalse kaaslase, kellega on armastus, kes ei peta ja on tõeliselt ilus ning mehelik. Nii et Kristina, ära kaota lootust. Ei no Kristina, me just tegime enne selgeks, et ei ole vaja seal Tinderis olla. Meie hakkame käima ainult kultuursetel üritustel. Mul on praegu jälle Tinder, aga ma ei ole seal aktiivne väga. Pane enda biosse, käin ainult kultuursetel üritustel. Alla selle ära helista. Aga ei, mul on see Tinder olemas praegu, aga jah, et sealt me ikkagi, meil on Mulliga Mullide festival, siis meil on kohvri dinner. Ma pean vaatama, millal see on üldse. Ma tean, et see tuleb, aga ma ei tea, kas ma free olen. Toit oli hea, on ju? Toit oli väga hea. No you make it free, kas sa tahad minu pulma vastu tulla? Äkki ma olen pulmas siis või äkki ma olen pulmareisil, ma ei tea ju, millal see on. Kas ma siis võin mitte tulla? Ainult siis, kui sa pulmas saad, pulmareis saab alati edasi lükata. Ja sul ei ole vaja niimoodi, just käisid Türgis, aitab küll. Aitab ennast lennukisõitudest. Tõesti, ausalt aitab. Ausalt aitab, mul on nii kopp ees. Mul on reisimisest nii kopp ees nagu ausalt. Oh, poor you. Aitäh. Igatahes. It's so hard. Aga no tore, good for you ja mis siin ikka? No selles mõttes, et selle Tinderiga on nagu... On nagu on ja mul on hea meel, kui inimesed leiavad ja mul on üldse hea meel, kui inimesed on suhtes, aga lihtsalt ma räägingi, et standardid on nii kõrge, et mul ei sobi ikka iga juurest Tinderist. Nii, salajutud lõpetas mu suhte. Pealkiri on võib-olla eksitav, aga tundus samas kohane. Teie podcast on lihtsalt imeline meelelahutus. Please don't stop. Mallu, su raamat on suurepärane, nii lihtne lugeda ning kaasaarav ja Kristina ootan suure põnevusega seda päeva, mil sinu raamatut käes saan hoida. Nüüd loo juurde. Vabandan pika kirja eest. Ei oska lihtsalt lühemalt kirja panna ja pole ka suurim sõnasepp.
Juhtus siis mõni aeg tagasi, kui olime koos endise kutiga vaatamas YouTube'is teie podcasti. Istusime diivanil eri otsades ja mõtlesime, mida telekast huvitavat vaadata. Regulaarse kuulajana pakkusin kohe välja, et vaataks salajutte. Kutt varem kuulanud ei olnud ning midagi podcastist ei arvanud, kuid kuna telekast midagi muud huvitavat ei tulnud, siis oli ta nõus. Too aeg olin mitmal korral kuulates mõelnud, et huvitav, mis selle teie intro laulu nimi on. Ma ei tea, kas oled seda kuskil öelnud, aga ma pole kõiki episoodi veel kuulanud, sorry. Meil on see Jane and the Boys Good Feeling. Jah. Panin osa mängima ja tuli geniaalne idee lugu šašammida. Endale märkamatult kallutasin kuidagi telefoni enda poole ja šašammisin rahulikult. Paar minutit peale seda tõusis kutt püsti ja läks üles korrusele midagi ütlemata. Hõikasin siis järgi, et kuhu sa lähed, mille peale kutt ei vastanud. Kohmitsis seal üleval natuke aega, tuli seljakotiga alla ja läks uksest lihtsalt välja. Olin täiesti segaduses, kas unustasin, et ta kuhugi minema pidi, isegi kui pidi, miks see sõnagi lausumata lahkus, mis toimub, kutt oleme riided, mis minu juurde oli toonud, kaasa võtnud. Vaatasin just asukoha järgi, kuhu ta sõidab, kui kutt kirjutas mulle reast aitab. Otsi keegi uus, kes sinuga olla tahab, sest mina ei kannata seda valetamist enam. No täielik draama, mis just juhtus, helistasin mitmeid kordi, kuid vastu ei võtnud. Lõpuks kirjutas mulle kirjavaeg parandatud. Sa arvad, et ma ei tea, et sa petad. Arvad, et ma ei pane tähele, kuidas sa minu kõrval olles oma telefoni kallutad ja minu eest midagi varjata üritad. Ma käisin su telefoni läbi. Ma ei tea, kas sa oled kõik need vestlused ära kusutanud või need kuskil Gmailis pidanud, aga ma tean, et midagi toimub, milles ma enam osaleda ei soovi. Ära helista mulle rohkem. Täielik šokk. Ausalt, mida vittu. Pole kunagi kedagi petnud ega armakesi pidanud. Lõpuks sai mul asi selgeks. Mina mu parim sõbranna vahel ei ole sellist asja nagu TMI, too much information. Räägime absoluut kõigest iga päev. Kutt teadis ka seda, et kui kellegagi telefonis kirjutan, 99% on see minu parim sõbranna. Teemade hulka kuulis näiteks, kui päevad on kõht lahti, kuna tupeseen ja nii edasi. Saate igatahes umbes aru, et ei tunne piinlikkust mitte millegi eest. Iga kord, kui kutiga koos oleme, sõbranna kirjutab, et jälle midagi ülaltoodud asjadest käimas, siis kallutan telefon enda poole, et kutt sõnum ei näeks. Mitte, et oleks midagi varjata. Kas sa saaksid natuke aeglasemalt lugeda? Ma saan insuldi juba. Sa oled nii kiiresti. Ma loen samal ajal. Ma mingi, oh my god, nagu Jesus Christ. See läheb aina kiiremaks ja kiiremaks. Ma ausalt mõtlesin, et sa teed meelega seda juba. Ei, päriselt sul on raha aja peale minek kuskil. Päriselt kuule seda pärast järgi, sa hakkad nagu normaalselt. Lõpuks oli ühtegi tähemärki enam ei tule. Jesus. Ausalt, ma läksin. Päriselt. Mul ausalt tekkis enda stress, ma jõudnud nii ruttu järgi. Ma ise ei saanud aru. Igatahes mitte, et oleks midagi varjata, vaid sellepärast, et esiteks ta ei pea teadma mu sõbranna kõhu probleemidest ja teiseks ei tahaks ma, et mu sõbranna ka oma kutiga koos minu tupeseent arutavad. Võib-olla minu viga, aga ausalt pole nii palju sellele mõelnudki. Igatahes oli see minu arust ääretult salane ja šašammimine tema jaoks viimane piisk. Ma muidugi kirjutasin talle pika kirja, kus seletasin enda poolt täpselt nagu siin kirjas, kuid ma vastust temalt ei saanud. Nüüd mitu kuid hiljem helistas ta mulle purjus peaga ja pidas maha pika monoloogi sellest, kuidas ta eksis ja mind tagasi tahab. Ütlesin, et vaja mõtlemisaega, kuna pole endiselt meie suhtest väga üle saanud, aga samas kas on mõtet uuesti proovida ja kas meest, kes süüdistab oma naist petmisest, petab hoopis ise. Ei taha end lolliks teha, aga samas mul on ta vastu ikkagi mingid tunded. Help a girl out. Ja ma ütlen jälle vaata, et ma tean, et see raske, kui see on ikka veel tunded, aga kui inimene kõnnib uksest välja niimoodi, et ta ütle sulle mitte midagi. Ja ta on mitu kuud kadunud. Ta ei vastanud sulle, sa kirjutad, seletad, ta ei vasta. Ja üldse nagu, et mis mõttes nagu, sa seletasid ära või ta nagu, sa helistad, ta ei võta vastu, et nagu minu jaoks, nagu see on rääginud, communication is the key, et sa pead nagu... Mina arvan, et see mees ise pettis. Ma päriselt arvan, see tundub täpselt nii pastakast välja imetud põhjus, et ma arvan, et need paar kuud ta üritaski mingi teise naisega ei tulnud välja ja nüüd ta tahab sind tagasi. Sest et see tundub ju siuke, et okei, ütleme, et ma päriselt kahtlustaksin, et mu mees kirjutab kellegagi, siis ma räägiksin sellest ju temaga, mitte ma ei võtaks oma asju jookseks minema ja 2 kuud ei räägi. Et mina arvan küll, et sul on täiesti õigus. Ta pettis sind ise. Ja ma arvan, et see, et miks sa oled mingid tunded on, need tunded on su ego, et keegi siin maha jättis. Ja niimoodi vaata, et ta kõndis nii tuimalt ära, ta ei vastanud. Ja nagu ma ei tea, et see meil on ka ju, me räägime kogu aeg kelle kõht lahti, aga ma kind of olen juba harjunud, et kui ma saadan sulle midagi, et siis nagu, et Märten nagu kuuleb ka või noh, siis ma olengi, et ise siis Märten peab mu kõhu lahtisuse probleemi kuulma. Tead, viimasel ajal Märten on kogu aeg õues, nii et ta ei tea.
aga noh, selles mõttes, et no ma ei tea, kui mul oleks ka keegi kogu aeg niimoodi vaata, mul oleks ka nagu, kuule, mida sa teed, vaata, aga sellel hetkel saadki olla. No, aga sa ei paneks ju asju lihtsalt kokku ja jookseks minema. Ma olekski mingi, miks mulle tundub, et sa varjad ja siis sa saad selle hetkel näidata näema see šammi. Ja ma ka sorry, ma mõtlesin üle, vaata, mis iganes. Ja kui sa seletad ära, et kuule tead, nagu ma räägin oma sõbrannaga, et ta ütleb, et talle kuradi verd lappab ja ma tahan teda austada, see on ju loogiline või nagu ma ei tea. Et noh, et ta on lihtsalt jah, ma arvan, et pigem ise. Äkki nad tunduvad noored ka, vaata, see tundub siuke mingi, no ma ei kujuta ette, et 30-aastane meesterahvas trampiks jalgu ja läheks pakiks oma seljakoti kokku, mis sa 5 või miks sul seljakott on üldse. Ja. Ühesõnaga, ei, ma mõtlen ja. Ära teda tagasi küll võta. Ja, et see on ego värk ja et nagu, et kui ta on juba ühe korra niimoodi nii-öelda nahvu tõmmand, on ju, siis ta võib seda vabalt uuesti teha. Ja kindlasti, nii et let him go. Nii, palun rohtu ülemõtlemise vastu. Sama. Tere Mallu ja Kristina. Olen teie podcastil mõnda aega silma peal hoidnud, aga pole olnud julgust kirjutada. Nimelt kirjutan teile lootuses saada veidi nõu. Ma olen suur ülemõtleja. Nagu kõigil inimestel, siis ka minul juhtub vahepeal piinlikuna näivaid asju. Näiteks olen lehvitanud bussijaamas vastu inimesele, kellele tervitus oli mõeldud hoopis minu selja taga seisele, avalikes kohtades telefoni avades kõval volüümil videoid käivitanud, kellegagi vesteldes puterdanud, sõnu sassis ajanud, nagu mina see kiri praegu. Ka teie podcasti jalutades kuulates olen lasknud välja naerupahvakuid ja vastu tulejate nähes ning kuuldes irvitanud. Selliseid juhtumeid ketran ma vahel nädalaid enda peas, eriti enne magama jäämist. Ülemõtlemine takistab mul uute asjade proovimist ja enda arvamuse avaldamist. Kuidas saaksin vähem muretseda selle pärast, mis mulje jääb minust teistele? Mis on teie enesekindluse saladus? Tahaksin olla mina ise ja julgeda eksida. PS, teete vägevat asja, iga teie podcasti episood toob mulle meeletut rõõmu. PS number 2. Mõtlen ka selle kirja saatmise osas väga üle. Teie tänulik kuulaja. Selles mõttes, et ma mõistan, minul on ka see ülemõtlemine, no nii räige, sa tead, vaata. Ma olen nagu mingi, no ma ei oska muud moodi. Ma ei oska isegi nõu anda, sest minu jaoks see tundub nagu nii võimatu. Reaalselt minu puhul kehtib see, et aga ära mõtle. Sest minul on küll see, vahepeal hakkan ka nagu tahab hakata mõtte minema, siis ma olen nagu ei. Ja ma mõtlen millestki muust. Ja pealegist vaata see, et on mingi, et kogemata läheb video liiga kõvasti tööle või naeran kellegi ees või ja ta ütleb, et enne magama minemist mõtleb selle peale, et ma garanteerin sulle, et need inimesed, isegi kui keegi tol hetkel korraks mõtles, et toih, mis tal juhtus, ta ei mäleta sind, ta ei tea sind. No ja mul ei ole nagu, minul ei ole ülemõtlemist nagu selles, et vaata, kuidas ma irvitan siin. Ja me ajame ikka haiget ütlesin. Et mul on mingi muud asjad, aga see ongi see mu anxious attachment, vaata. Aga no ülemõtlemine on jah. Sest et kui sa oled vaene, siis osta raha. Kui sul ei ole kodut, osta kodu. Et see ongi nagu see, et nagu sellel ei olegi mingit rohtu otseselt, vaid nagu lülita maju välja, hakka midagi hakka lihtsalt tegema. Selles suhtes, et vaata, teistel inimestel on sinust vapsee pohhui. Ma tean, et see kõlab natuke harshilt, aga üldiselt teistel inimestel on sinust pohhui. Või näiteks, kui ma mõtlen selle peale, et kui ma kõnnin tänaval ja ma näiteks näen, et kellelgi on klapid kõrvas või kas või isegi, kui ta räägib telefonis, et ta näiteks hakkab kõva häälega naerma, siis mind ajab see nagu ka naerma või see on nagu, ma ei tea muidugi, millele ta naerab, aga mul ei ole seda, et issand, kui jube, julgeb rõõmu tunda, nagu who the fuck cares või nagu, et nagu enamus asjad, isegi kui keegi kukub maha või midagi, ma tean, et sul endal on ma naeran. Ma naeran, aga ma ei mõtle, aga samas vahepeal nagu mäletad, kui see kukkus, seda ma mõtlen küll, jah. No tead, aga minu meelest ongi see, et naera ise enda üle ja mõtle alati, et kõigil teistel on tegelikult vapsee suva, mida sa teed, proovi uusi asju. Inimesed ei teaks, ma arvan, pooli asju, mis neil tegelikult hästi välja tuleb, kui nad ei proovi. Täpselt. Et nagu kui läheb halvasti, siis läheb, mõtle selle peale, et iga päev inimesi proovivad mingid asju, mis neil välja ei tule. Ja nagu ta on nagu mingi kellegega vesteldes puterdanud. Mina terve see kuradi podcast. Mul on viimasele ka see mingi ühtegi sõna suust ei saa. Või siis sõnu sassi ajanud, vaata. Minul on alati see, et kui ma ütlen midagi valesti, siis keegi hakkab mingi näiteks, no sa ütled valesti, siis on mingi et mida see on mingi, et sa ütlesid mingi, no midagi valesti, siis ma lähen nii ketta mingi vait. Me saame aru, vaata, et ma ütlesin valesti, et liigume edasi. Aga see sõltub. Aga ühesõnaga, et noh, chilli ja rohtu ei ole. Teine asi, kui sa rohtu tahad otseselt, ma ei kujuta ette, kas rahust võiks aidata. Sa annaksid. Kogu aeg sannis paukus, vaata, see ei jaksa mõelda. Ja, et ma arvan, et see tekitab kohe sõltuvust, et see vist ei aita. Kas mõtle, kas sa oled pigem sõltlane või sa oled ülemõtleja ja siis ära mõtle lihtsalt. Või
hängi nagu selliste inimestega, kellel on pohhu ju vaata. Ära hängi nendega, kes ka üle mõtlevad, sest muidu te oletegi nagu kamp vaata need mingid närvihaiged chihuahuad, vaata, kui sa paned neid mitu kokku, siis nad kogu aeg karjuvad seal kurdi ukse peal, aga kui sa paned ühe nagu normaalse koera ja teise närvihaige, siis see närvihaige ma ei taha võrrelda siin närvihaige koeraga, sorry. Ei, aga see ongi et jah, kui sul on mingi sõber kõrval, kes on mingi et näiteks issand oligi nii awkward. Näiteks mina ei suhte näiteks selliste inimestega, et kui näiteks ma olen eelmine õhtu väljas olnud ja ma olen natuke liiga nagu seda hundiala vette tarbinud ja no, minu arust ma olen fun at parties, aga siis järgmine päev mul ikka tekib see anxiety, et äkki ma olen nagu liiga palju midagi ja keegi on mingi oh my god, issand, said nii awkward eile või tahad sa olid ajast mingi lolli juttu või mingi ja see on keegi nagu süvendab su seda nagu anxiety't kohe cancel, sa pead ütlema, et oh my god, sa olid nii funny eile, meil oli nii lõbus. No samas, kui sa kellelegi mingi hambasse annad, siis... Ei, tead, ise kukkus su rusika otsa. Ei ole vaja negatiiv, sest mul endal on juba... Negative Nancy. Jah, ainult good vibes on party. Aga ma ei anna kellelegi hambasse. Ma mõtlen lihtsalt see, et kui sa mingi rääksid hästi, pigem ma ei mõelnud, kui sa mingi füüsiliselt kelle kallale, et loogiline, et sul tuleb call out'ida. Ma mõtlesin pigem seda, et näiteks ma olen hästi jutukas, kui ma et ei räägi juttu. Kas keegi on sul kunagi öelnud, jah, sa rääkisid liiga palju? Jaa, oli küll. Päriselt. Minu kõik inimesed purjus peaga räägivad. Jaa, aga vaata, ma olen see, et ikka mingi, vaata, ma olen ikka see vahepeal aurad, vaata mingi, kõik purjus inimesed jauravad. Jaa, aga siis ongi, et sa ei taha, et keegi järgmine hommik oleks mingi miks sa pidid jaurama seal või miks sa pidid rääkima, et savi, et pigem saadaks kohe mul ei ole isegi ülemõtlemist, aga ma oleks nagu fuck you. Ja, et ongi, et ei ole ära käi muga peol siis, kui see sobi. Täpselt, et ainult need, kes on mingi üli funny, vaata. Noh, õige ka. Nii, et ümbritse ennast lihtsalt õigete inimestega. Nii, Riigikogu apsakas. Heipa hei, aastaid tagasi käisid Sõbrannaga ühes korralikumas söögigaas õhtut veetmas. Olime tükk aega juba einestanud, kuni meie juurde tuli jutustama üks mitte nii tuntud poliitik. Ta pakkus välja minna kuhugi edasi. Mina otsustasin koju minna, aga Sõbranna läks edasi. Hommikul sain siis Sõbrannalt sõnumi sisuga. Ma seksutasin Riigikogu pukis. Ei tea, mis tollel õhtul juhtus, aga kas Riigikokku pääsemine on tõesti nii lihtne, et siin on võimalik minna ööd veetma. Kas ei ole kaamerad või? Poliitikud saavad ikka, kas ei ole mitte ööistungeid isegi, nii et see on öösel lahti. Aga vaevalt, et see nüüd istungi ajal toimus. Aga seal on ju kaamerad. Aga no ma just, et need kogu aeg käivad. Kes see vaatab aga mina isegi ei julgeks. Nagu kui ma tean, et isegi kui et nagu kogu aeg ei filmi, aga seal on kaamera. Ja pärast liikivad kuskil. Ja. Sest et olgem ausad, ma kujutan ette, kui cringe võiks olla minu sextape, nagu kui fucking kringel. Ma ei tahaks seda näha ja mõtle sellest, et inimesed näeksid seda. Oot, see siis ma mõtleks üle. Enam ei saaks teha seda Kim Kardashiani karjääri sellest vaata. Ei, see on ainult kringel otsa. Nii et, aga noh, vastuseks küsimusele ju siis on nii lihtne sisse pääseda, kui ta seal seksutas. Ma pole elu sees sükust sõna enne kuulnud. Mina olen küll, kes seksutama on põhisel. Põhiline või? Mina ütlen ka seksutama. Ütled või? See on nagu see pole mulle see on nagu naljaga, vaata, et seksutama. See on nagu, see ei ole tõesti. Ma ei ole kunagi seksutanud. Ma olen ainult armatsenud. Mida? Öeldakse ju. Make love. Not war. Jah. Nii. Sitt armuelu läbi aasta. Tšauki-tšau. Kuulates tagantjärgi aastalõppu otseülekannet, samal ajal veini rüübates tekkis muie mu näole, kui Kristin ütles sitt armuelu. Haha, oh well, let me tell. Selle aasta jooksul olen andnud mõnele võimalusele ennast tõestada ja lähemale lasta. Kuna kõik on sujunud. So here we go. Nüüd ta loeb ette neid mehi on ju. Esimene. Vana tuttav, kellega tutvusin, kui olin 18. Hetkel on 6 aastat möödas ning hakkasime taas suhtlema ja kõik justkui sujus mitmeid nädalaid. Kuni oli päeva pealt kadunud. Paar päeva hiljem oli tal Facebookis suhtestaatus suhtes. Teine noormees, kellega oli tore kinoõhtu ja veel kokkusaamisi. Paar päeva hiljem olin igalt poolt kustutatud. Uurima hakates, mis teema on, sain pika sõnumi, et ta on tegelikult juba pool aastas suhtes olnud ja nende vahel on kõik keeruline. Okei, eks sa fiksi siis oma suhet, mis sul minust? Lihtsalt väike reality escape hetkeks võib olla. Mõni kuu tagasi hakkasin suhtlema kutiga, kes elab mitmeid sadu kilomeetreid eemal. Klapp hea, tundsime ennast väga vabalt, saime kõigest rääkida ja justkui kõik oligi liiga hea. Asi kiskus imelikuks, kui ta oli päevi kadunud ja siis ilmus vabandustega. Mina muidugi üritasin naiivselt lohutada ennast, et inimestel on muid probleeme ja tegemisi ka peale telefoni teel suhtlemise. Aga hull paranoia freak as I am,
I was never wrong. Surusin oma sisetunde alla. Kunagi pole eksinud sisetundega, aga teine asi on see, kas sa tahad seda kuulata või valid need hägused roosad prillid oma ninakesel. Kokkuvõttes päev enne vana aasta lõppu hakkasin saama sõnumeid temakeselt, et kas ma üldse tean, et see kutt on 2 aastat suhtes olnud. Fun, eks? Ehk siis minule väitis too kutt, et ta on juba 1-2 aasta vaba olnud ja tal mingi eks, kes jookseb tema juurde, kui persse läheb kellegagi ja on oma kasu peal väljas ja jookseb siis jälle minema. Oskasin õhku visata vaid selle, milles olen mina süüdi, kui mulle väidetakse, et tal ei ole kedagi. Ja sinna jäi ka see suhtlus. Kurb, kuidas mehed kipuvad unustama, et neil on naine olemas. Lootes kiirelt põgeneda hetkeks, kui on kriis. Pole paremat aastat inimesega suheldes kogenud. Mõnele on antud oskus kukkuda nendesse ämbritesse. No tead, ma arvan, kõik naised on kukkunud nendesse ämbritesse. Ja nagu ma räägin, et et lohutav on teada, et on ainuke, kellel lappes olukord on. No, aga eks see ongi jah, et sul on nagu eriti kehvake, et nagu ongi. Et... Järjest vaata tulevad. Ja siis kaobki see mott ka ära, vaata. Usk kaob ära pigem, vaata. Et kui järjest tuleb ja tuleb mingi üks kaob ära, teisel on naine, 3 on naine. Ja siis nagu valetab sulle näkku ja mingi, ma ei tea jah, et siis see ongi nagu õudne ja edu sulle ja tahaks öelda, et küll sa leiad oma õige, aga elame näeme. Mitte nii härrasmehelik itaallane. Tere! Kirjutan järgneva kirja selle eesmärgil, et naised veel valvsamad oleksid, et mitte kelleski liigset paranoiat tekitada, mis kunagi episood. Don't trust men on selle episoodi nimi. Nimelt mõned kuud tagasi reisisin oma sõbrannaga Itaaliasse. Esimene peatuspaik oli Verona. Mainin ära, et Verona on Itaalia mõistis selline pigem väikelinnake. Reisi esimesel õhtul läksime Veronas sõbrannaga baari, kui sõime mõlemad ära paar õlut. Olime väsinud ja tahtsime seejärel koju minna. Valisime kodudeks pigem sellise suurema avalikuma tänava, alutasime rahulikult oma Airbnb poole, kui järsku kargas keegi mulle selga. Ma kukkusin, ründaja umbes 30ndates mees, Itaalian ronis mulle seejärel peale, ühe käega hoidis ta mind kinni ja teise käega hõõrus väga intensiivselt mu jalge vahet. Ma olin šokis. Esialgu ei suutnud mitte midagi teha. Mäletan vaid seda mõtet, et see ei ole võimalik, et selline asi minuga praegu juhtub. Ta vaatas mulle otsa ja ma ei unusta seda pilku ilmselt kunagi. Ta lihtsalt irvitas mulle näkku samal ajal, kui ta minu kallal tegutses. Kui see asi oli natuke aega juba toimunud, ma ei kujuta ette kui kaua, siis ma toibusin šokist ja hakkasin kõva häälega karjuma. Teda ka käivitas see vist üha rohkem. Minu kõrval oli ka mu sõbranna, kes oli samamoodi šokis. Ma ei saa aru, lihtsalt seisis terve aeg seal kõrval lasid oma sõbranna argi vahet. Ei kuule, mu karjumise ajal said aru, et asi on kriitiline. Mis ta enne arvad, et see on fun and games või? Ma mõtlen ka, et kui keegi sulle selga lendab, vahet ei ole, kas ta nagu, ma kohe tõmban ta ära ju. Tõesti, irvitades käpib su vagiinat ja siis sa vaatad seal kõrval ja alles siis, kui karjuma hakkab, siis ta mingi okei, kuule. Et hakkas meest ära tõmbama, peksis meest oma jalaga. Seejärel tõusis mees järsku püsti ise kogu aeg naerdes ning ulatas mulle oma käe, et mind ka püsti aidata. Ma ütlesin talle raevunult, et don't touch me, mille peale ta uuesti hüsteeriliselt naerma puhkes. Taas minu peale tulles uuesti tegutsema asudes. Ma hakkasin jälle karjuma ja üritasin teda oma pealt ära saada ja täiesti järsku siis ta tõusis püsti, vaatas mind korra ja kõndis minema. Nagu midagi poleks kunagi olnudki. Sõbranna aitas mu püsti, ma olin nii šokis ja löödud, et puhkasin nutma. Nägin tänaval mitut inimest ja mul tekkis kohe küsimus, miks keegi mulle appi ei tulnud. Miks su enda sõbranna sulle appi ei tulnud, on mu esimene küsimus. Sama nagu ma ei kujuta ette, et me kõnnime Itaalia tänavatel, mingi vend kargab sulle otsa, hakkab sind argi vahet tõõruma ja siis ma lihtsalt seisan seal kõrval, olen mingi. Ja siis ta hüppab uuesti sulle otsa ja ma olen nagu mingi. Ja vahepeal lööd korra jalaga ka ikka. Sorry, ma tean, et see oli ilmselt. Jaa, see on šokeeriv, aga ta nagu, miks see sõbranna ei aidanud, nagu ta fuck. No muidugi see on ka imelik, et teised ümberringi ei aidanud, aga no, sõbranna eelkõige peaks teadma, et see ei ole su enda. Ma isegi küsiks, ma kohe küünan nukiga põmm. põmm. Kotiga vastatati. Kohe, ma MMA tuleks kohe välja. Ega vaata öeldakse, et fight fire with fire, et tema hakkas ta argi vahet, katsuge pihku taguma. Reaalselt. Oota, kas siis oleks juba threesome? Siis oleks threesome tõesti. No ma ei tea, väga rõve. Ma ei tea, sorry, ma ei taha naerda. Ja see on nagu lappes. Reisi esimesed päevad olid täiesti rikutud ning neid pükse, mida kandsin, oli mul tänani uuesti raske jalga panna, sest nii rõve hakkab. Viska ära siis, mida sa hoiad neid, mõtled selle peale kogu. Rõve tõesti. Ma mõtlen sellele vahel tagasi, mind hämmastab, et tol õhtul ma ei kannud midagi paljastavat riietust. Mul olid jalas laiad püksid,
sellistel pervertidel on ilmselt suva, mida seljas kannad, kui nad on sulle juba silma peale pannud, siis nii lihtsalt on. Aga palun olge valvsad, see mõtteviis on minuga niikuinii ei juhtu kunagi midagi ei päde. Hea asi, mida pipra gaasi asemel kotis kanda on näiteks pihustatav deodorant, et kui seda piisavalt lähedalt inimesele silmadesse lasta, siis see toimib samamoodi nagu pipra gaas. Ühel itaallasest mehe kommentaar siis sellele, kui rääkis talle, mis juhtus. Oh, that sucks, but yeah, that's quite common in Italy. Ma olen käinud 2 korda Itaalias, ühtegi korda. Ma käisin 1 aasta 4 korda juhtun, aga minuga juhtunud vaatad. See oleks muidugi hea, kui sa ütled, 1 korda juhtunud, aga 4 korda käisin. Nüüd on see, et sina lähed nüüd uuesti ju. Ja ma annan siis teada. Kas juhtub ja siis mõtle, kui sul seal juhtub see, siis määrta seisab kõrval. Well, no shit, vaata. Aga it's really common in Italy. Tätsuks. Nii kahju, et me elame siiani sellises ühiskonnas, kus naine peab meeste ees hirmu tundma. Ja siis on mõned veel sellised mehed, kes ei hakka kunagi selliste juhtumite tõsisust mõistma. Ja kõike head ja turvalist elu. Tõesti, ja meie nüüd irvitame siin, so sorry. Me nagu irvita, aga nagu ma ei tea. See tundub nii arusaamatu stsenaarium kuidagi, kuidas sa seda kirjeldasid. Et muidugi see on haige, kui keegi siin mingi näppima tuleb, aga ma ei tea. Ma ei tea, aga... Ma ei tea. Ühesõnaga kahju, et suga juhtus ja viska need püksid ära. Ja, nagu, viska need püksid ära selles suhtes, et mida iganes. Nii, võtame siis ühe kirja veel. Võtame ühe veel ja siis paneme pillid kokku, sest mul tuli meelde, et ma lasteaeda minna. Okei, no ma pean ise ka. Nii, tuli muret kurtma. Õige koht. Õige koht. Miks ma nagu see robot... Õige koht. Mis see robot oli? Hugo. Hugo, jah. Vau, ossa. Õige koht. Hei. Jutt selline. Elan praeguse elukaaslasega juba 4 aastat koos. Elame tema vanemate majas teisel korrusel. Meil on 1 ühine laps ja 1 laps on mul eelmisest suhtest. Aga mul on juba viimased 3 aastat tunne, et ma elan üksi. Kasvatan lapsi üksi. Miks? Sellepärast, kuna elukaaslane ei tegele lastega. Alati, kui tal vaba hetk tekib, siis läheb ta kas magama, arvutiga mängima või kaob vetsu hädanumber 2. Lisaks pole ta mitte ükski hommik ise lastega üles tulnud varahommikul, et läheks teise tuppa nendega ja laseks mul kordki tunnika kauem magada. Never. Ma olen temaga sellest juttu teinud, et tegeleks lastega rohkem ja nii edasi, aga see kõik muutub ainult paariks päevaks ja siis on jälle kõik endine. Alati, kui ma tahan kuskil üksi ära käia, siis ütleb kohe, võta lapsed kaasa. Nagu ise saab igal pool käia ja olla, aga mina pean alati lapsi kaasa vedama. Olen öelnud talle samuti, kui ta kuskile minema hakkab, et võtku lapsed ka kaasa, siis tuleb vastu, miks sa oled ju kodus. Tunnen ennast väsinuna, stressis ja nii edasi, aga mul pole kahjuks kuskile minna ja armastus tema vastu ei lase minna. Äkki saab teda parandada. Ehk oskate mõnda hüva nõu anda või mingit nippi, kuidas elukaaslane lastega rohkem tegutsema hakkaks. Juta Koppel. Mina ütlen kohe ära, mingit nippi ei ole. See mees ei ole mees, ta on poisike, sa ei saa teda mitte kuidagi muuta. Ma ei saa aru, kuidas sul sükse ebardi vastu armastus saab olla, sest et sa võiksid sama hästi olla üksi. Sa ütled, sa teed kõike üksi. Ainuke asi, mida sul ei ole, on nagu elukoht, aga usu mind, sa leiad sellega üksi, sest sükest meest sa ei muuda. Ei muuda ja, et kui ta ei nagu, et see suhtumine ongi, et nagu mingi, sa saad ju lapsed kaasa võtta, aga miks sa siis ei võta? Jah, mees peaks sind armastama nii palju, et sinu heaolu on talle number 1, mitte tema või heaolu. Või nagu isegi mitte heaolu, et nagu see on ju tema lapsed ka, et nagu... Jaa, aga ma mõtlengi, et aga see on ju naise heaolu, et kui ta näeb, et su naine on stressis, ta palub sind 1 korra lasema magada ja ta ütleb, ei viitsi, läheb sitale selle asemel. Nagu, halloo, ei ole midagi teha. Ja siis see ongi, et nagu tegelikult on üksi täitsa tore. Jah, ma ütlen, aga ongi ju. Mõtle, kui sul oleks mingi, nagu, et sa nagu tahaks talle panustada lapsega, aga sa ei saa ja siis ajab nii närvi ka veel, et sa nagu ootad kogu aeg kelleltki midagi. Olegi mõtet oodata, olegi üksi. Sellepärast tulebki nii, ma ei tea ka, aga tuleb ikka valida kellega sa neid lapsi saad, sest see on nagu... No vaata, sellega on jälle see, et ei tea kunagi. Inimesed tihti muutuvad ka alles siis, kui laps on saadud. Muidugi kindlasti. Aga samas, kui sa näed, et ta on nagu kogu aeg ikkagi suht selline isäkas olnud, ega ta ei muutu siis, kui ta lapse saab. Seda muidugi, aga vaata mõned saadavad hästi kiiresti lapse, et nad juhtub, ma ei tea, kogemata või midagi, et nad sisse seda tagasi ei pane pärast, et siis on juba tehtud. Aga ma ütlen ausalt, et alati tegelikult kuskil on mees, kes on valmis sind hästi kohtlemast. Üks tüdruk, ta kunagi oli blogi ja enam ta ammu ei blogi. Ta oli 4 last oma mehega. Ma nägin seda TikToki. Nägid? Ja siis ma kommenteerisin sinna alla, et oh my god, I'm so happy for you. Ja siis ta ütles, et äkki Malju mäletab mind, et lipsukese blogi. Muidugi mäletan ja tal oli veel see, et kui ta blogis, siis ta kunagi ei rääkinud nagu selles suhtes oma mehest halba, aga
ta ei rääkinud oma mehest peaaegu üldse ja kinda jäi nagu siuke mulje, et et ta ei soovi olla meedias või mitte meedias, aga netis, mis on nagu arusaadav, mõni ei tahagi. Aga tegelikult peale seda, kui nad lahku läksid, siis tuligi välja, et ta oligi basically nagu üksi selles, järjest sai neid lapsi, mees oli kogu aeg tööl, nagu kuidagi midagi teinud ja siis nüüd kujuta ette, sa leiad mehe, need 4 last ei ole ju tema omad ja ta kohtleb neid nagu enda omeid, aitab, ta teeb, ta hoolitseb, ta armastab, ta viib teda teitidele, et nagu sa ei pea olema mingi kuradi Jorsiga koos, kes on mingi ma ei juua, ma ei viitsi nagu fuck it, elu on liiga lühike. Sa pead saama poputatud ja hellitatud, muidu ei ole naise, muidu sa võid mees olla juba ju. Ja ei, literally, ole üksi või lase ennast poputada, sest et selles mõttes tegelikult saab üksi ei ole vaja mingit meest poputada. Sul on 2 last, kellega sa nagu nii tegelema pead, sul pole vaja mingit meest sinna kõrvale nagu. Ta nagu nii ei aita sind, et ainuke, mis ta pakub sulle on elukoht, siis usu mind, küll sa hakkama saad, leiad endale parema elukoha. Ja täitsa võib juhtuda, vaata mõni mees viimasel hetkel võtab ennast kokku, kui sa ütledki, et tai, I'm out. Ma olen palunud sind 1000 korda maut, siis mõnikord nad võtavad ennast kokku, aga ma ütlen, ta ainult mingi nädalaks 2. Ma just tahtsingi öelda, et ta võib ennast võtta, aga see, et ta jääks selliseks, ma arvan, et see on pigem väga... Ja samas, kui ta võtab ennast kokku natuke pikemaks kui nädalaks 2, saad koguda raha samal ajal, et millest ära minna. Nii, et kogu nagu nii raha lõpuks lähed nagu nii lahku. Just saying. Igatahes edu sulle ja teistele ka, meil oli täna niuke selline suhete episood kuidagi, mehed on võtetud. No tead, siis ei ole meie süü, et mehed siuksed on. Ei ole tõesti meie süü. Jah. Aga jagame auhinnad ära ja... Jagame auhinda. Jaga nüüd sina seekord. Okei, aga siis sina saada need salajutud, et kristinapartel.ee. Aga paneme järjest siit lihtsalt. Saadame järjest. Esimene. Ta saadad või? Ma üritan. Forward. Jah, forward. Luure naaber ja meelas remondimees. Ja saadan kuhu? Hindreku. Aga ei salajutud, pane, et kristinapartel.ee, see peaks tulema sul. Aha. Ja ma panen pealkirjaks Hindreku. Jah, sinna esimesena. Seda ma teen iga. Issand, kuidas sa nii kiiresti suudad? Seda ma tavaliselt üritan, ma võin teha edasi. Okei, ma esimese panin ära Hindreku. Selline intensiivne praegu. Siis on Magda Beauty, on ju? Jah. Nii. Issand, siis Magda Beauty sai see 1 armukese lugu. See, keda me sõimasime, et have some dignity, I'm so sorry about that. Ja. Nii, aga oota, ma mõtlen Ulaka. 500 krooni või? Sest et ta on ulakas tüdruk. Ei, anname Ulaka sellele ülemõtlejale. Äkki tal on vaja lihtsalt nagu korralikku pauku lahti saada. Tavai. Nii. Kui see töötab, siis kuradi minust saab uus terapeut. Uus seksinõustaja, uus Epp Kärsin on sündinud praegu. Ulakas siis läks ülemõtlemisele. Jah, Peninuki. Äkki see salajutud lõpetas mu suhte. Jah, saame sulle äkki. Saame sulle midagi, oota, kus see on. Nii, see on siis Peninuki. Ja Amareni võiks anda sellele 500 kroonisele, sest et kui ta 500 krooni endale ei saanud, las ta saab vähemalt kinkekaardi endale. Jah, nii, Amaren. Aga okei. Aga 1000 eurot ka on meil anda. Nii, kellele see läheb siis? Tead, mina isiklikult mõtlesin, et mis lugu see hooaeg on mind väga naerma jäänud ja ma pean ütlema, et mul siiani ma kannan kaasas endaga seda vanaisa lugu, kes porri kuulas ja vaatas ja kõva häälega ei kuulnud hästi. See oli päris naljakas. Et ma arvan, et see 1000 eurot, vaat ütlesime eelmine kord, et osta vanaisale head kõrvaklapid, et aga kust meie teame, kas tal üldse on raha, et neid klappe osta. Et nüüd sul on 1000 eurot. Aga ostad tonni eest, ostad 20-sed ülendajat endale for the trauma. Jaa, et osta mingid odavad, suvalised, aga siuksed suured, vaata. Jah. Aga siis ta tuleb tuppa ja siis oh my God, kõrvaklapid. Ära mine, tead, osta vanaisale klapid üürikorter endale, siis las ta taab rahulikult. Võta rendinist sealt, ei pea tagatis raha maksma, siis saad mingi 500 eurise korteris, saad 2 kuu üür on meie kuulul. Jah, super. Isegi odavama saad raudselt, oleneb, kus ta elab muidugi. 350 Tallinnas on ikka lööb, kus musta on. Ühetoalis ikka, jah. Igatahes aitäh teile ja näeme järgmisel hooajal. Bye!